Siis ma ei saa jätkata, siis saad, kus ma pooleli jäi. Saad küll. See on rohkem selle jaoks, et siis see kaamera salvestab selle heli niisuguse nagu kohana. Ja see on üks kord ja siis mikrofonides ma selle järgi nagu... okei. Aga see on nagu algus. No siis see ongi üks põhjus, miks mul teised ülejäänud meeled väga head on, et kui ma prillid ära võtan, siis ma ei näe midagi võtta. Ja siis ma olen tähele pannud, et ma näen pimedas päris hästi. Sest et ma olen harjunud mitte midagi nägema. See nagu tajud. Jaa, mul teised tajud on tunduvad, et üsna head. Meil ongi kehataju, aga see on, ma ei tea, kas see väga selleks jõudsud on või mingit ongi seal mingi külma cold exposure, külmas vees karastamine või hingamised või nii edasi. Aga kindlasti inimesed on, kes nagu ja enne seal teises toas ei olnud, mis on midagi aru, mis millest sa räägid praegu? Jaa, see... Ma võtsin, ma tegelikult küsinud, et kus me üldse oleme praegu? Kas me peaks vastama hästi täpselt? Ei, nii nagu sa tahad vastata. Okei. Me oleme Tartumaal. Minu... See ei ole koduküla. Ma kolisin siia 3 kuud tagasi. Aga Tartu lähedal külas, kus ma elan. Minu kodus, diivanil. Elutoas. Jaa. Huvitav, et sa ütled selle kohta küla, sest ma olen vist talupoeg, sest minu jaoks nagu küla on siuke madalad hütid ja mingi korstnad tossu tuleb ja siukse mingi lehmad ala väljas ja siuke loomad. Jaa, ei. Tegelikult ma olen sinuga nõus selle pärast, et see on tegelikult Alev. Ja see, kus mul Jõgevamaal kodu on, seal on päris küla ikkagi. Ja tegelikult see ei ole küla, kuna see on nii palju põlde ümber ja kui ma kõnnin siit 5 minutit eemale, siis ma juba olengi täiesti külas. Selles, kus ongi väikesed madalad majad ja lõppkorsnast tossu ja kus kitsed on kogu aeg söövad põllu peal otsivad süüa. Selles mõttes natuke eemale mingi siis on küla, aga konkreetselt see koht, see on siuke suurem asula Alevik. See on, jah, ma olen see halb inimene. Ma kunagi sõitsime ka mingi hästi ilus looduskauni koha, siis ma nägin paneelmaja seal, siis ma olen paneelmajas ja siis ma roputasin ja mõtlesin, et nagu, kui kurb see on nagu, sa elad nagu looduses või metsas, aga siis paneel. Jaa, ma tean, mul ka päris... Mitte üldse tahaks öelda midagi halba, tegelikult see kodu on väga ilus, nagu, see on väga hubane ja mõnus, see on nagu kenam kui minu tuba, kus mina olen näiteks majas. Ja ma selles mõttes ma olen sinuga nõus. Mul ka sõbranna ütles, et nagu tema arvates on kõige nagu õudsam on elada niimoodi, et sa elad maal, aga sa elad korteris paneelmajas. Et kui juba maal, siis juba majas või kui korteris, siis linnas. Aga minu jaoks on see praegune valik on kõikides valikutes kõige parem, sest hetkel, ma tean, ühel hetkel varsti nagu nii kolime maale. See on visioon. Aga praegu ei ole seda võimalust ja ma sain aru, kui ma elasin 6 kuud maal maist novembrini, et ma ei taha enam linnas üldse elada. Et ma tahan käia seal, mulle meeldib, aga ma tahan elada ikkagi niimoodi, et mul on öösel on tähistaevas ja on ikkagi siuke vaikus enam-vähem, mis siin on ja ei ole valgusreostust väga suurt. Mis ongi sama tähistaeva. On ikkagi hästi oluline see, et astun välja, sest ma ei ole linna keskel. Ja ma ise nüüd olen kolimas Annelinna. Alustasin ka Annelinnast 6-8 tagasi. Aga seal on see, et nagu väga tore koht, väga toredad inimesed, korter on ka väga ilus, siuke modernne kord tehtud nii. Aga nii kui ma välja astun, siis ma olen siuke nagu pea läheb norgu ja siuke nagu ma tunnen, et ma olen välja samasugune nagu need majad väljas poolt, siuksed kuidagi nagu lähed. Ma ei tea, see ei tundu nii tervislik. Jah, sest et see on hästi... Annelinn on selles mõttes see koht, mis on tõesti nii tehislik. Et me oleme inimestena elanud
põhimõtteliselt kogu oma homo sapiensi aja looduse keskel. Ja üldse linnakeskkond on meie jaoks väga kõrget kortisooli taset, stressitaset tõstav ja me peame kogu aeg nagu olema pinges ja stressis ja see ei ole üldse loomulik keskkond. Ja täpselt, kui sa ka elad sellises kohas, kus sul ei ole isegi väga loodus, sul ongi ainult mingid majad, sul ei ole vaadet, sul on ainult autod ja betoon ja asfalt, siis see nagu, mis ma ise tähele panen enda puhul, kuna ma olen hästi nagu tundlik keskkonnale. Minu jaoks on väga suur vahe on see, et kus kohas ma nagu parajasti olen või elan. Et see kuidagi väga viib või mind viis vähemalt enda nagu keskmest natuke välja. No selles mõttes ka, et kui ma kirjutasin lõputöö roheteraapia teemal põhimõtteliselt. Mis selle nimi oli? Sellel oli mingi pikem pealkiri, midagi... Roheteraapia? Ma ei mäleta, mis see täpselt oli. Kui roheline värv? Ei, roheteraapia põhimõtteliselt on see, et kui inimene läheb loodusesse, mida ta, või see loodus olemine, kuidas ravib siis inimest. Ehk siis palju uuringuid on tehtud ka Jaapanis ja Soomes eriliselt palju. Ja näiteks, kui me vaatame kas või 40 sekundit inimene vaatab isegi pilti, kus on loodus, siis on uuringute kohaselt läheb pulss läheb natuke aeglasemaks, stressitase läheb madalamaks. Ehk siis ongi, et kui me saame aknast välja vaadata niimoodi, et meil on roheline, meil on puud, meil on see keskkond, mis ei ole väga teislik inimese poolt tehtud, siis see lihtsalt ongi, hoiab meie stressitaset, et see paremini tasakaalus. Ehk siis see on ka põhjus, miks mina käin. See on üks põhjus tegelikult. See tuli võib-olla hiljem juurde, kui ma see nagu teada sain. Aga miks ma hästi palju kogu aeg looduses käin. Et see lihtsalt hästi maandab mind. Ma olen hästi tundlik keskkonnale, nagu ma mainisin. Siis looduses käimine on see, mis tõesti, ma saan nagu hästi väga suuresti aru, et kui ma ei käi keskkonnas, ma looduses. Kui ma olen linnas 2 nädalat, ma panin tähele, kui me nüüd elasime eelmisel aastal niimoodi, et me vahepeal kuskil loodusest ei käinud. Ma 2 nädalat, siis ma muutusin selle, ütleme, nii kui see 14 päeva täis sai, siis inimesed hakkasid mulle hullult närvile käima. Ja ma muutusin nii tohutult ärevaks ja nagu nii ebamugav oli olla ja nagu kõik oli hääled ja helid ja kõik oli lihtsalt nii ülekoormav. Ma olin meeled olid lihtsalt nagu nii palju stiimulit minu jaoks. Ja ma mõtlesin nagu, ma ei saa aru lihtsalt nagu, mul on midagi viga, ma ei saa aru, mis mul viga on, aga ma lähen ära, lähen maale. Ja kui ma loodusest ära käisin juba teisel päeval, ma sain aru, et ma saan aru, mis mul viga oli. Ma lihtsalt ei olnud nagu ma juba sellises keskkonnas, mis siin ongi kurnab meelet tohutult üle. Et see, isegi kui me ei pea isegi teadma absoluutselt, mida looduses käimine meie kehale teeb head. Aga kui me sinna lähme, siis see lihtsalt ongi puhas teraapia tasuta. See huvitav on see 2 nädalat mainid, sest mul üks teine tuttav Maari Soekov ei ole kuulnud. Kunstnik ka ja ta on ka kuidagi mäletanud, üks ka mingi nädal-2, et ütles, et kui ta iga paari nädalaga tagant nagu linnast välja saas, ta läheb hulluks. Sest läheb hulluks. Ta on ka siuke loodusel endaline joonistab, maalib ka siukseid müstilisi lustakaid pilte nagu loodusest ja inimest. Fantastilisest olenditest, ikkagi jukud ja mingid tegelased ja mingid... Jukud on fantastilised olendid. Tal on tuttav sugulane on see Okeiko ja Okeikol on ka mingi oma välja mõeldud see, tal on mingid kupujukud on need tegelased ja seda grafiiti leiab ka nagu üle Eesti. Ma vist siin nagu trollaga kuidagi sugulased. Kunstniga. Aga kuidagi tundlikud, ma arvan, tunnen, et inimesed, kes on nagu selle tunnetusliku poolega, tegelikult kunstiga või kuidagi. See on väga huvitav, et sa ütled, et sa oled keskkonnal tundlik, sest sa ise oled ka keskkonnaga väga tegev. Seda ma tahtsin öelda paneelikate juures, et ma Tallinnas, kui ma astun ees uksest välja, siis
minu jaoks just kõige ahistavamaks on see, et ma ei näe horisonti või ma ei näe seda mingit piiri, et ma lihtsalt, ongi sellised kõrged majad ja nad kuidagi on nii lähestikku ja nad on kuidagi veits, poolsuvalised või nagu seal ei ole sellist esteetikat ja ongi, et üks on siin ja teine on siin ja kolmas seal ja siis sa oled kuidagi nende kastide vahel seal lihtsalt ja siis ongi, et nüüd ma olen väljas. Et kui ma siia siis vaatasin seda kaugus, see avarus, nagu see on nii ilus, nagu kuidagi nii ongi kohe nagu rahuned maha ja need õla tahab pingest ära ja siin on nagu hea olla lihtsalt. Jaa. Aga ma mõtlesin, et sa võid öelda ka kirjeldada, sa ütlesid, kus sa oled ja natuke rääkisid, kes sa oled, aga kes sa siis ikkagi oled? Ma olen nii palju sellele küsimusele vastanud igasugustel noortevahetustel ja üritustel. Aga jah, siis sul on vastus olema. Ja just see ongi, et ma iga kord mõtlen uuesti, mul õrna ime, kuidas sa vastata. Sa redefineerid ennast uuesti iga kord. Jaa. Üks asi on see, et ma mingil määral mõtlen, mida ma peaks vastama, mis jätab, ma ei tea, on relevantne, mis jätab minust mingi mulje, mida ma tahaks endast jätta. Aga ma olen vahepeal nagu edasi läinud igasugustel sisekaemustel ja aastastel ja siis ma olen aru saanud, et ma ei taha ennast defineerida selle kaudu, mida ühiskond ootab mult, et ma olen mingi lõpetanud selle kooli ja teen seda tööd. Ja siis ma ei teagi, kuidas ma ennast tutvustan. Aga ma ikkagi vist lihtsamad tööd. Ma olen õppinud loodusturismi ma ülikoolis. Ehk siis põhimõtteliselt lihtsalt loodusharidus. Ja ma loodusturismi valdkonnas nii palju olen tegev, et ma ise olen professionaalne loodusturist. Ma käin kogu aeg praktiseerin igapäevaselt käin metsad. Ma olen ühe korra olen elus teinud giidina tuuri, mis võiks olla siis mingi üks kõige selgemini välja paistv loodus. Mis ma sellega teha saan? Ja täpselt, et tulebki loodusgiid. Aga see on mul nüüd uuesti päevakorras, et ma kujutan, et ma tahaks teha mingit metsakümblusmatkasid. Shinrin-yoku on Jaapanis pärit selline ka, ongi roheteraapia nii-öelda. Lähed metsa ja siis lased oma meeltel kümmelda sellest kõikides visuaalis ja helides ja lõhnades ja kõiges selles. Ja on hästi teraapiline. Aga ma olen keskkonna teema minu jaoks on läbi elu hästi oluline valdkond. Vist juba, ma ei mäleta, mul on nagu see, et enne seda, kui ma olin teadlik, siis ma ei mäleta väga, mis ma siis tegin. Ehk siis mingi ülikoolis alles hakkasin teadlikuks. Või siis ma nagu hakkasin rohkem vaatama enda ümberringi. Enne seda ka vist juba oli keskkond oluline, aga ülikoolis sai rohkem. Ma olen Eesti Rohelises Liikumises projektijuht süsteemsete muutuste teemalises projektis. Eesti Roheline Liikumine. Jah. Mitte segi ajada Eestimaa rohelistega. Jaa, üks on Eesti Roheline Liikumine on mitte tulundusühing. Ja me ilmselt tegeleme teadlikkuse tõstmisega inimeste hulgas. Ja samas proovime ka ikkagi muuta seda ühiskonda maailma natukene paremaks suuname, et praegu meil on või energia teema on hästi, põlevkivi teema on väga päevakorras see, et soovitakse siia Eestisse tuumajaamu rajada ja see on praegu, millega me tegeleme, siis me näeme, et see on hästi oluline, et me kindlasti ei räägiks ühtegi tuumajaama siia. Ja olen nagu oletima, et tuumajaam on nagu hästi palju energiat lihtsalt, kui jääb üles meil maha. Ja see tulu argument on hästi oluline, et muidugi kõik on hästi elevil sellest. Nii palju raha, mida võib teenida. Just eelmisel nädalal ka oli 6-tunnine. Kui palju raha saavad kõik? Sul anname ja sul on. See oligi täpselt niimoodi, kõik rääkisid, aga see on nagu nii palju kasu tuleb sellest inimestel silmad särasid peas, nii palju raha või mõtlesid mitte ei öeldud, aga
jaamadega on nagu see jaamad, need on hästi-hästi ohtlikud. Kas tänapäeval ei ole paremat tuumajaamad? Ja meil räägitakse, et Eestisse rajatakse mul ei ole numbrit väga tugeva, kas oli mingi 5. astme reaktor, aga sellega probleem on see, et seda ei ole olemas veel, et see on paberi peal. Kõik näevad, et nii tore, see on võimalus, me võiks seda teha, aga seda ei ole mitte kuskil maailmas olemas, seda ei ole tehtud, ehk siin nagu räägime mingist asjast rajada hästi kindlalt väidame, et see on väga turvaline, mida tegelikult ei ole absoluutselt veel isegi ehitatud. No see on ju ideaalne asi, et kui see on paberil, see ei ole kunagi teada saanud, mis võib valesti minna sellega. Ja me selles mõttes oleme teada saanud, mis võib valesti minna. Meil praegu on praktikant Ukrainast, kes sündis 8 aastat peale seda, kui Tšernobõli õnnetus tuumajaamas juhtus ja ma just rääkisin temaga, käisin jalutamas ja ta rääkis, kuidas tal sellest, et reaktiivsusest, siis kiirgusest tekkis jänesemokk, niisuke see lõhe vist tekkis. Ja ta pidi käima Itaalias hiljem seda opereerimas ja siiamaani ta kogeb sellest radioaktiivsusest kogeb siiamaani erinevad tervisehädasid, et hästi tavaline on Ukrainas see, et enamus inimestel on hambad väga pudedad. Hambaarstid on väga juba nagu professionaalsed sellega, sellepärast et kõigil on hambad pudedad, sellest ongi radioaktiivsuse tasemest peavalud hästi tavalised ja immuunsüsteem üldse hästi nõrk. Aga kas Tšernobõl on nagu parim argument nende vastu, tuumajaamade vastu? Ei, me ei ole seda argumenti kasutanud, lihtsalt mul tuli meelde, minu jaoks meie endal oli see väga hämmastav, et see inimene ta õpib ka, ta uurib ülikoolis tuumajaamadega seotud midagi ja ta on hästi kirglik selle, siis nagu ma saan aru, kus see tuleb, sellepärast, et ta on nagu ise kannatab selle all tuumajaamadel. Seal on hästi palju argumente, kuna ma ise ei ole nagu selle projekti juht, siis ma ei julge hakata kõiki välja tooma. Ja meil on Eesti Rohelise Liikumise kodulehelt leiab eraldi leht või alaosa selle jaoks. Ja me tegime just video, mida saab inglise keeles vaadata Eesti Rohelise Liikumise YouTube'is. Aga põhimõtteliselt, jah, probleem on selles, et see ladustada endiselt ja räägime, et kus me jäätmeid ladustame. See ei ole veel, see ei ole nagu selleks ei ole lahendust, et mingi maa alla ja ühel hetkel, aga kui hakkavad lekkima ja et räägitakse, et võimalus on lihtsalt minema kõndida selle jaama juurest, aga siis üks hetk peab keegi ikkagi sinna tagasi kõndima, kui ka sellega midagi juhtub. Selles mõttes on nagu hästi suure riskiga ja see on nagu väga palju, hästi palju väikeseid osasid ka, ehk siis see ei ole nagu mõistlik. Et see ei ole turvaline inimeste jaoks ja meil ei ole seda sellisel viisil energiat tarvis. Aga mis see siis nagu... Mina olen kuulnud, kui tuumaenergiat pakutakse ka sellise rohelise nagu variandina, aga mis siis sina näed või see roheline liikumine siis näeb, mis see nagu on siis? Teeme tuulepargid igale poole. Põhimõtteliselt küll. Muidugi üks asi on see, me ei suuda justkui näha inimestena seda, et me hakkame vähem energiat tarbima. Et me mõtleme, et meil aina energia tarbimine kasvab ja sellepärast meil on vaja veel ja veel rohkem energiat saada ja aina rohkem igasuguseid jaamasid ehitada ja rohkem viise. Mis meie seisukoht on see, et see energia tarbimine ei saa lõputult kasvada. Et üks lahendus või esimene nagu punkt on see, et energia tarbimist nagu kardinaalselt vähendada. Just selle koha pealt, et kõik need väljundid, mis ei ole tegelikult vajalikud, mis on lihtsalt, ma ei tea, mille pealt ainult lõbu, igasugused reklaamid, ma ei tea, lähed Tartu kesklinna öösel, kõik tuled põlevad, kõik niisugused jaburad asjad, mida meil hakata mõtlema, siis meil ei ole üldse vaja oma energiat sellise asja peale kulutada. Et esimene asi oleks see, et me ei tarbi tulevikus üldse pooltki nii palju energiat. See oleks kõige parem lahendus ja siis ongi tuulepargid on tõesti, mis on teadlased ja erinevate uuringute kohaselt on see kataks ära meie vajaduse. Aga just see ongi
eeldusel sellele, et see energiavajadus ei saa kasvada lõputult. No see üldse, kui mõelda selle peale, see on täiesti jabur, et kuhu me kasvame, mida me nagu veel, kui palju energiat me veel kasutada tahame või nagu see tundub, et ühel hetkel see elukvaliteet ei lähe kõrgemaks, vaid see läheb alla. Et kui sa sööd mingi ühe jäätise, on hullult ja teise jäätise võib-olla veel kasvab kolmandast jäätisest alates sööd, siis hakkab juba nagu, ei ole enam väga hea see jäätis, hakkab see nagu nauding alla minema, et siis mulle tundub, et selle energiatarbimisega on ka, et kui palju me suudame seda kõike elektriseerida või kuhu seda energiat panna, et me arvame, et meie elukvaliteet nagu paremaks läheb, et võib-olla see ei lähe enam paremaks. Energia läheks vist odavamaks, inimestel nagu jääks rohkem raha üle, et teha muid asju. Kas argument ei ole selle peale, et me peame kasvama seni kaua, kuni isegi kõige nii-öelda madalamal olevad inimesed nii-öelda nagu rahalises mõttes, et need on kõige vaesemad, siis et neil on nagu nii palju raha, et ka neil on see juba 3. jäätis käes. Ja siis samal ajal need, kes on ammu juba jõudnud sinna, et neil on piisavalt kõike, et nende vajadused on kõik kaetud, nemad ikka veel kasvaks. Jah, kas tõusevad. Nemad veel nagu kõik tõusevad korraga. Paadid nagu selle tõusu peal, nagu nemad lähevad kõrgemale. Sest see on nagu see opsüsteem, mis meie ühiskonnal on. Ja, see on see lõpmutu kasv, majanduskasv, et ühiskond ei saa eksisteerida, kui meil majandus ei kasva. Aga mis mina näen ja Eesti Roheline Liikumine jagab ka seda seisukohta, et me ei ole neil vaja enam kasvada, kes on juba jõudnud sinna kohta, kus neil on hästi, neil on piisavalt. Absoluutselt ei ole vaja nagu, mul ei ole vaja mingi oma isiklikku helikopterit või mul ei ole vaja mingit 3 autot. Nagu need vajadused, mis meil on kaetud, meil ei ole vaja rohkem, laseme neil inimestel, kellel ei ole isegi seda stabiilset toitu või stabiilset sooja kodu, kus elada, et nemad saaksid siis jõuda sinna, et neil üldse oleks elamisväärsed tingimused. Ja, kui nagu hakata sügavalt sellele mõtlema, siis nad arvavad tegelikult, meil ei ole vaja nagu hullu luksuslikku elu. Aga kas see ei ole nagu natukene see olukord, et sul on nagu moraalsed või siuksed nagu sul on nagu mingisugused uskumused ja mingid väärtused, mis ütlevad, et sul ei olegi nii palju raha vaja. Aga ja siis, kui sa tahaksid nagu luua sellist riiki, kus see oleks nagu reaalsus, et meil on nagu siuke nii-öelda lagi ees. Et see töötaks ainult siis, kui me võtaks selle nagu riigina, võtaks nagu oma selle nii-öelda iseloomu omaduseks, et me ei väärtusta seda nagu lõputut kasvu, me väärtustame seda, et kõigil oleks hea olla. Me ohverdame selle nimel näiteks selle, et meil ei ole mingisuguseid miljardäre, multimiljardäre, aga meil on võib-olla miljonärid ja meil kõigil on hea olla. Et kas sa ei tunne, et sul on see hoiak, mille sa nagu noogutasid, aga nüüd, et teha see nagu see terve riigi visiooniks on nagu võimatu. Tahaks öelda väga raske, aga et või kus see idealism või kas see on vajalik idealism, et minu meelest alati mingi kompromiss, kuidas see kokku tuleb. See, mis nagu riik ja mis see inimeste kogu elu reaalsus on. Et kui keegi ütleks mulle, et sa ei saa saada oma seda helikopterit, siis mis mõttes ei saa, ma lähen siis USA-sse, sest seal on nagu vabadus nii-öelda või et see vaba inimesed võivad saada nii palju, kui nad ise suudavad talle hankida põhimõtteliselt. Ja siis mingit piire ei ole. Et selleks, et vältida seda, et inimesed läheks ära, kes ei ole nõus, siis peaks nagu kõik nagu nõus olema selle alusideega, et jaotame varad ümber natukene või et kõigil oleks nagu elamisväärne elu ja siis sealt edasi võime nagu hakata uuesti vaatama või midagi. Esmalt ma ei näe, et ma vajaks Eesti riigi piir oleks see piir, kui ma näen, et on see, et mingi see ühiskond võiks olla. Ma vaataks seda ikkagi, me oleme inimkonnana. Ja. Sa pigem mõtlesid siis nagu maailma. Sa mõtlesid seda uut nagu zeitgeisti. Selline nagu, zeitgeist on siis nagu ajastu vaim. Et sa nagu üritad nagu luua sellist nagu terviklikku
siis nagu narratiivi või ütleme ideoloogiat, see mõtlemise viisi, millega siis nagu vastu astuda nendele sotsiaalsetele ja keskkonnaprobleemidele, mis meil 21. sajandil on. Selles mõttes, et ma olen hästi palju mõelnud ka selle peale, kuidas näha välja. Ma tõesti selles mõttes on hästi idealistlik. Ma tean, kuidas mina maailma näen, see on tõesti, see on nagu, mul on mingi hullult palju lihtsalt hoolimist ja armastust ja minu jaoks ei ole mingi raha ja võim ja ei ole üldse mingid teemad. Et selles mõttes see, kuidas ma näen, ongi, ma tegin mingi testi ja seal oli, et täielik mingi mingi hero, ma ei tea, mingi idealistlik. Et ma ei selles mõttes, ma ei tea, mis see praktiliselt peaks välja nägema, aga kui sa tõid juurde, siis see tõesti see narratiiv praegu on ju hoopis siuke nii, see ei ole, meil ei ole nagu, me ei austa üldse elu kui sellist, me ei austa inimest, raha ja võim on see, mille pealt nagu kõik see peab rattad käima, mille pealt kõik toimub. Tahaks tõesti näha seda narratiivi muutust. Mingil määral nagu tagasi, kuidas võtta mingi osa minevikust, mingitest tegevustest, siuke hästi nagu lihtsalt low-tech, mitte high-tech, siukest lollikindlat asjad, aga samas kasutada kõike seda kõrgtehnoloogiat ja kõiki neid teadmisi, mis meil praegu on, luua sellest hoopis siukese positiivse jõustama narratiivi, mis toimiks mitte mingi kadeduse ja ihnuse ja viha peal, vaid hoopis armastuse, hoolimise, empaatia ja kõige selle peal. Aga jah, ma ei tea, kuidas praktiliselt teha. Mida ma olen aru saanud, et selles samas süsteemis, kus me praegu toimime, et selles samas süsteemis ei saa tõesti muuta. Et kui me praegu Euroopa rohelepe on see, kus püütakse seda süsteemi muutust justkui teha. Nüüd just tuli aasta tagasi välja ja praegu veel vormitakse seda. Ja minu projekti üks osa on ka see, et me kogun noortelt visioone ja siis me anname aasta lõpus poliitika, mis eestikeelne sõna on? Policy makers. Jah, põhimõtteliselt, kes poliitikat teevad neile edasi ja milline see toimib rohelepe või mis see peaksid olema. Eesti poliitikutele või Euroopa tasandil? See on Euroopa tasandil projekt. Eesti poliitikutele ka me lõpus kujundame välja erinevad seisukohad. Aga jah, see läheb COP26. Mul on numbritega. Mis Kopenhaagen? See on... mul ei tule vahepeal need õiged lühendid meelde, aga põhimõtteliselt see on ülemaailmne keskkonnaorganisatsioonide mingisugune suur kokkusaamine paneel, kus räägitakse olulistel kliimamuutustega seotud teemadel ja üldse tulevikku puudutavatel teemadel. Mis võiks olla oluline koht, kus liikuda edasi sinna poole, kuhu me tahame liikuda. Mul läks midagi nüüd see oma mõtte algus ära, et kuhu ma sellega lause lõpp pidi olema, kuhu ma jõuda tahtsin. Et selle süsteemi sees ei saagi me seda muuta. Ma näen, et tõesti, et see, kus me praegu nagu toimib majandus, esiteks see, et majanduskasv on see, mille peal me praegu toimime. Majandus peab iga aasta kasvama. Et see ei ole võimalik, et see süsteem nagunii ei toimi, et meil on vaja hoopis teises süsteemis toimida, ehitada hoopis midagi uut üles. Aga ma ei tea, ma mõtlen selle peale palju, aga ma ei tea, kuidas see praktiliselt peaks välja nägema. See on nagu hullult keeruline. Ma olen aru saanud, et keegi väga ei tea. Et ei ole niisugust õiget tsükliline majandus või mingi sinine majandus. Jaa, sinine majandus. Mida mina näen, on nüüd väga meeldis see sõna. Okay. See on põhimõtteliselt majandus, mis ei kasva. See tasamajandus, jah. Mina näen seda, et selles mõttes ei pea, et elukvaliteet ei lähe võrdu, et
majanduskasvuga, et kui majandus kasvab, et siis läheb elukvaliteet paremaks. Et elukvaliteet üldse muudetakse hoopis teiste näitajatega, mitte see praegu põhimõtteliselt majanduskasvule läheb ka see, kui siin kedagi tapetakse, kedagi röövitakse, autoavarii toimub, et kui midagi tarbitakse. Ja teenuseid nagu kütus, politseiauto või kiirabi hästi palju nagu kasutab esmav neid medikamente ja siis nagu see on nagu kusagil tuleb ja mingi raha liigub. Majandus ongi ju asjade vahetamine nii-öelda nagu. Nüüd rohkem asju vahetatakse ja suurema majandus. Jah, täpselt. Et praegu ei arvestata ju seda, mida selles mõttes tehniliselt naised teevad siin ühiskonnas, kõik laste kasvatamine ja vanemate eest hoolitsemine ja nagu kogu selle mingi inimeste... See on see mitte kodutöö, aga see on mingi teise sõnaga. Jaa, mul ei tule jälle see sõna. See on domestic work või kuidagi ingli keeles oli see. Põhimõtteliselt on hästi jah, põhimõtteliselt nagu hoolekandetööd ja siukesed, et neid ei arvestata, aga samas need on nagu kõik olulisemad üldse kogu see inimeste nagu vaimne tervis, füüsiline tervis, kõik siukesed asjad hästi lihtsalt jah. Minu meelest see on nagu, kui mina vaatan hästi kaugelt seda, et mulle tundub nagu praegu me oleme sellises, kõik peegeldab seda, et see meie elamise viis ja mentaliteet ja maailmakord ja viis, kuidas me korraldame maailma on nagu me läheme kuhugi. Et kõik nagu läheb kuhugi edasi, me kogu aeg liigume kusagilt kuhugi. Efektiivsemaks. Ja me nagu lähme ja siis me lähme seda minnes, me nagu läheme veel paremini. Et nagu ma seostan seda nagu minu jaoks on see loogika käib niimoodi, et me lihtsalt elame oma elusid ja siis me kohaneme oma keskkonnaga ja siis sellest keskkonnast lähtuvalt me siis võtame omaks need selle keskkonna omadused ja siis me hakkame nagu neid edasi propageerima nii-öelda enda. Ja kui me võtame selle industrialiseerimise aja, kus läks selle nagu inimese põhiselt käsitöölt, läks nagu masinate põhiselt, et inimesed hakkasid masinaid teenima selles mõttes, et inimene pidi masina juurde minema ja masin ei oota inimest, küll aga kõblas nagu inimene sinutu tööd ei tee, eks ju, siis masin nagu tahab ja siis on nüüd jõud taga, et see kõik nagu kiireneb ja räägitakse, kõik nagu kiireneb. Ja kui me võtame selle omaks, siis me selle kiiruse sees nagu unustame ära, kuhu me lähme üldse ja siis see tasamajandus, mul tegelikult see väga ilus sõna, sest see on rohkem nagu, et majandame tasa, nagu nii-öelda vaikselt, rahulikult, nii-öelda tasa ja nagu asjatame siin, kus me oleme. Et mitte, et elu, kust me lähme ära, vaid elu, kus me oleme kohal. Et kui sa räägid nendest asjadest, siis mul nagu, mina mõtlen ka mingisugustele sotsiaalsetele probleemidele, et ma ise olen praegu selle vaimse tervise maailmaga kokku puutunud ja neid lugusid sulle rääkinud, et kui mina ütlen, et sotsiaalsed probleemid, et inimestel ei ole hea elada praegu siin, ma ütlen siin, ma ütlen Eestis, aga ma ütlen ka mujal maailmas, näiteks Ameerikas üks ilus näide, et ma ka protsente ei tea, aga väga suur osa, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et umbes pool rahvastikust vähemalt on nagu medikeeritud, nagu medikamentidel elab nagu pidevalt. Et ta pidevalt peab tarbima ravimeid, et lihtsalt nagu funktsioneerida, edasi töötada. Et see majandus, millest sina räägid, et võikski siis keskenduda sellele, kuidas inimestel teha seda elu nagu elamisväärsemaks ja õnnelikumaks. Mitte, et ta saaks kollida järgmisesse majja, vaid et nagu päriselt küsidagi, et mida tal üldse vaja on, mis peaks muutma päriselt, et tal hakkaks parem. Ja nagu see füüsilise mateeria maailma omadused, nagu need aitavad, aga need ei ole tavaliselt lahendused. Lahendused tavaliselt on nagu inimeste jaoks on nagu mujal. Ja me tegutseme põhimõtteliselt küll. See oli päris kurb näide, kui ma olin ka istusin psühhiaatrikliinikus, psühholoogi juures, ooteruumis. Ja siis see on nagu nii kristalliseerib selle nagu olukorra, et tuleb see naisterahvas sisse ja ütleb registratuuri, et tere, tahaksin nagu oma tütrele aega panna kirja, et tal on sügav depressioon. Ja siis see registrant vastab, et 3-4 kuud peate ootama, meil on siuke ootejärjekord. Ja ma ise olen ka proovinud erinevaid neid arste kohti ja igal pool on need sama suured nagu. See ei ole neid ühes kohas on, vaid et see on siuke süsteemi ülene probleem. Muidugi praegu on see keeruline aeg ka selles mõttes, et inimesed ongi teistmoodi kõik, aga et kus on need nõrgad kohad või et kui inimestel on tõesti nii raske, nad on mingi depressioonidest nagu kuid vaevlevad enne, kui nad abi saavad, siis see tundub vale. et seda nagu sa ütled, aga praktiliselt ei tea, mis need lahendused on. Kui ma nüüd jätkuma mõtlen,
siis ma mingil määral hakkasin mõtlema, mis nagu teaks, aga see ei ole nagu sellised lahendused, mis ongi, et sellised piirangud ja sellised maksud ja sellised asjad. Ma korra tulen tagasi. Ma ise olen ka detsembri lõpust jaanuari alguses ka kirjutasin, samamoodi tahan psühholoogi juurde minna ja kõik läbi perearsti ja 3 kohast 2 enam ei võta vastu, see on nii palju. Esmased ei võta nii-öelda, et sa pead juba olema. Sa pead juba olema järjekorras, ühte kohta ma siis sain ennast kirja ja niimoodi ütles ka, et 3 kuu pärast mul oli siis läbipõlemise tõttu ja ma ei tea, kui ma sinna nüüd kunagi saan, siis mul ei ole enam läbipõlemisest midagi järele, et ma ei tea. Muide, alati, igaüks võiks alati minna kindlasti terapeudi juurde, psühholoogi juurde, aga ongi nii jabur, et kui oleks väga, väga kriitiline nagu sellel ema tütrel, siis mida sa teed, kui sul ei ole võimalus ka maksta selle teenuse eest? See on täiega õudne, väga õudne. Ja üldse see, et me oleme, see keskkond on ka tegelikult, see keskkond mõjutab hästi palju meid ja on viinud selleni, et me nagu väga paljud kogevad depressiooni. Ja kusjuures ta huvitav, ma olin ka sõbrana sünnipäeval, käisime uuesti kelgutamas. See oli siuke tore sünnipäev. Ja siis seal oli ka üks arstitudeng oli. Ja me hakkasime ka oma kogemusi ja see seltskond, kellega on üldse siuksed, me nagu tõmbume vaikselt ka sellepärast, et me kõik natukene nagu ei ole nii selles 2 last ja pere ja mingi standard. Standard jah, et kõik on siuksed nagu omamoodi. Ja siis need inimesed ikka leiavad üksteist. Ja ma olen nüüd olnud juba mingi, mina varajas 20-ndatest mingi siuke 7 aastat, äkki 8 aastat mina ja siis teised on see kauem isegi kusagil, käisid Valdorfis ja niimoodi ka näiteks ja siis arutasin ka, et mul on ka see mingi osaline töövõime ja mul on ka osaline töövõime ja mul on ka mingi puue ja siis see arstudeng ütles, et vau, ma ei teadnud, et siin seltskonnas nii palju puudega inimesi. Ja siis ma vaatasin nagu, davai! et see, jah, ma ei tea, miks ma praegu rääkisin, aga lihtsalt nagu see on mingi reaalsus, et ongi nagu täitsa, et läbilõig, et inimesed tavaliselt ei räägi ja jaga neid asju, lihtsalt hoiavad nagu endale ja võib-olla oma pere keskis, et sa võib-olla ei teagi, et selle inimesel on sööb antidepressanti. Nagu ma olen teada saanud töökogus, et tegelikult tuleb välja, et see kõige õnnelikum inimene tegelikult tegeleb tõsiselt oma sellega, nagu, et tal on raske. Et ma ei ütle, et ta kurb või midagi, lihtsalt, et tal on raske ja et ta nagu, on ikka väga tubli. Et seda on palju rohkem, kui me nagu mõtleme, et see kuidagi mujal, aga siis oled toas, kus mingi 4-5 on nagu tegelikult mingi osalise töövõimega. Jaa, see on täiesti, kui me räägime vaimsest tervisest, siis ma olen ka, mida rohkem ma ise olen hakanud rääkima, see on mingi määral veel nagu tabu natukene, kuigi tänapäeval läheb aina nagu, on nagu okei. See, et psühholoogi juurde minek on tänapäeval okei, siis parem see oli täiesti nagu hull oled, mis mõttes psühholoogi juures käib. Ma ise teadlikult selles mõttes soovin kujundada nii-öelda seda kultuuri, et ma soovin rääkida vaimsest tervisest, et olla ise haavatav ja läbi selle võimaldada teistel olla haavatav ja jõuda siis läbi selle nagu iseendani, et see suhtlus ja sotsiaalne kultuur oleks selline, kus me ei hoia mingit maske siis, kui meil ei ole vaja hoida, et meile tundub, et kõigil on nii hästi, mul oligi raske aeg väga seal läbipõlemise lõpus, lähme ärevus, mul oli väga hull. Ja vaatasin, et mis asjad, nagu kõik saavad hästi hakkama, mina ei saa, lihtsalt ma ei saa hakkama elu, nii raske. Ja siis tuleb välja, et nagu tema ka võtab keegi tuttav antidepressante ja tema käib psühholoogi juures ja põhimõtteliselt kõik. Et see tegelikult, ma ka enda ümber inimesi vaatan, siis nagu enamus neil on mingisugune vaimse tervise teema ja enamus on kogenud depressiooni ja täpselt samamoodi kunagine poissõber, kes oli väljapoole passis kõige õnnelikum inimene üldse, nagu keegi kunagi arvanud, et ta depressioonis on. Tema oli väga sügavas depressioonis jällegi. Robbie Williams on üks hea näide sellest maailmakuulus. See välja tegesti palju tegelikult. Just hoopis ära ennast, sest ta oli kurv. Tegelikult esimesel oli nagu kurv. Aga see on ka, et ma olin õpetaja. Ja see on ka nagu siuke jahnatav fakt, et kui keegi mulle ütles, ma nagu kogesin see teistmoodi,
et ja ma mäletan seda oma kooliajast ja ma tegelikult olen seda teadnud, ma olen seda ära unustanud, et õpetaja on amet, kust inimesed vahepeal võtavad pause, sest see on nii intensiivne. Et nagu, ta võttis jälle pausi või nagu, ta käis ära. Et õpetamine on siuke töö, et sa ei saagi seda teha 9-5 elu lõpuni, sest sa lihtsalt põled läbi, sest see koormus on ju suur ja õpetajaid on vähem ja neil tahetakse väga palju. Et see amet on juba selline, et pole ime siis, et väga palju inimesed ei taha ka minna õpetajaks, sest see on raske amet. Ja miks on raske amet, sest tegelikult ressurssi nagu teisi õpetajaid inimesi liiga vähe, sa ei saa jagada, sa pead ise rohkem tegema. Ja see amet on juba ise selline, et sa põled läbi. No, lihtsalt sellega, et sa teed seda, mida sult oodatakse 9-5. Minu jaoks on see juba tegelikult absurdne nagu asetus või see, võib-olla ma olen liiga alaloidlik või isekas või midagi, aga mina arvan, et ma väärin nagu sellist kohta, kus ma saan lihtsalt nagu rahus käia ja see toetab mind ja ma saan anda nii palju, kui ma suudan anda ja see koht võiks nagu toetada, et ma saan rohkem anda ja siis ma saangi päriselt panustada rohkem, mitte et see on juba siuke kaotatud lahing ja sa lähed lihtsalt sinna nagu auke lappima, mida sa kunagi ei suuda. Nagu. Paned siia näppu ette, siis ta hakkab pritsima ja siis saad piisavalt palju seda veega pähe ja lõpuks oled nagu okei, ma siis puhkan veits, et närvid pole siis läbi nagu. Ja mida siin nende inimestega teeb, kes seal hästi kaua on? Ma mõtlen ka oma kooli aja peale. Õpetaja nagu on ju see, kes peaks olema just see nagu vahetu kontakt lapse areneva mõistuse nagu sellise nagu see on just see koht, mis peaks olema kõige siuke nagu, kes öelda, ma ei tea, mis kõige, aga lihtsalt turvaline ja hoitud ja hea ja et siis seal noored mõistused ju õpivad maailma kohta ja kuidas uusi teadmisi saada ja kuidas nagu omandada oskuseid, et tulla toime teiste inimestega ja endaga, sest lapsed veedavad poole oma noorusest koolis tegelikult. Ja, tihti rohkem kui vanematega. Ja mõtlen ka oma õpetajate peale. Lõpetasin 8 aastat tagasi vist, 2013. Ma mõtlen, et seal kõik käisid, nagu need samad õpetajad, terve elu käisid, aga siis ma jällegi mõtlen, ma tean vähemalt ühte õpetajat, kes oli nii meeletus depressioonis, et nagu mõtles ka enesetapu peale ja nagu igasugused sellised asjad on nagu hiljem sain teada, et teed välja nagu sa nagu loogiline, siis kui sa nagu terve elu teed ja see on nagu see on päris ränk. Ja siis ma tahtsin seda välja tuua, kui sa ütled, et sa ei tea, kas sa oled isekas, aga sa tahad nagu iseenda ees ka hoolitseda. No see on jällegi, see on nagu mingi mask või see on mingi asi, et nagu kui suhelda ka nagu vanema põlvkonnaga, et võib-olla nende elu oli tõesti nii raske, nad elasid nagu okupatsiooni ajal ja nüüd nad lihtsalt on tänulikud, et neil on mingi vaba ja nad mingi naudivad seda, mis on. Et nad kuidagi võtavad seda teise suhtumisega. Kui ma tulen töökohta ja ütlen, et kuulge, siin peab olema nagu normaalne olla nagu nende väärtuste põhiselt, siis mulle öeldakse vastu, et et alas oled snowflake. Nagu siuke habras, noor inimene, kes ei tule maailma reaalsustega toime. Nagu, äkki te olete lihtsalt liiga tuimad või nagu, kas see tähendab, et ma peaks teiesugusteks või et selles mõttes isekas, et ma tahan, et maailm oleks ka minu moodi ja see on nagu isekas. Ja, ma tahtsingi just seda välja tuua, mida ma ise olen nüüd viimasel ajal ka teadvustanud, et nagu see, et me ise enda eest hoolitseme, me teeme asju niimoodi, et meil endal oleks hea, see on tegelikult, ma leian, et see on ja mitte mina, aga ma olen nagu kuulanud igasuguseid huvitavaid tarku inimesi, siis see on nagu moraalne kohustus. Mul oli just näide ka sellega või just endal kogemus, aga põhimõtteliselt, kui meil endal on hea olla, me hoolitseme, et meie vajadused on täidetud, siis kui meil on tass täis, siis me saame ju hakata teistele ka andma. Ja mul oligi täpselt elukaaslasega, rääkisime paar päeva tagasi Zoomist, ta on praegu Soomes ja siis me teeme selliselt, räägime, et üks räägib ja teine ei anna mingeid hinnanguid ega ei küsi ega ei sega vahele. Täiesti saab lihtsalt rääkida, mis nagu üles tuleb. Ja siis hiljem võib-olla peegeldame, kui midagi oli olulist. Ja siis ma peegeldasin talle siis vastu ja siis ta ütles, et huvitav, et sa praegu nii hästi tuleb sul välja see nagu lohutamine ja peegeldamine. Siis ma mõtlesingi, et jaa, sest et ma olen ise nii tasakaalus. Minu enda vajadused nii täidetud, ma just tulin väikeste sugulaste juurest ja mul on lihtsalt endal nii hea olla, et ma suudan, mul on nii palju nagu anda väljapoole, et ma suudan nii hästi paremini kuulata ja kohal olla ja nagu hoolida teisest ja nagu, see on nagu hoopis teine asi on see, kui mul on hea olla ja siis kui mul ei ole, siis inimestel minu ümber ka väga ei ole.
kui mul on halb olla, siis ma võib-olla käitun inimestega, ma ei tea, poes halvasti, ma ei tea niimoodi, aga et ma näen, et seda tehakse või ongi, kui sul on halb olla, siis sa ei suuda väga anda endast väljapoole, siis sul levib see halb tuju edasi, ongi kõigiga käitud võib-olla halvasti. Ma olen aru saanud, et see ei ole üldse, või selles mõttes see ei ole üldse isekas või see nagu, või see iseendast hoolitsemise on see nagu kõige parem asi tegelikult üldse. Et ma olen ka teinud igasuguseid töid, mis mulle tundub, et oleks nagu hullult kasulik ja ma saaks nagu maailma paremaks teha, nagu see praegune läbipõlemine ka selles mõttes. Ma saan aru, et see ei ole olnud minu enda, ma ei ole päris enda südame järgi teinud ja ma ise ei ole väga palju sellest nagu saanud, ei ole nagu täidetud sellest saanud, kuigi loogiliselt ma saan aru, et see on nagu väga oluline töö, mis ma teen. Siis ma olen jõudnud selleni, et kui ma teen seda, mis mida mina armastan ja mis mulle meeldib ja mis on nagu, lähenen selle nurga alt, kus mina olen tugev ja saaks nagu anda, et siis see teenimine või see võimalus, mida ma panustada saan, see on lihtsalt nii palju suurem. Ja ma võin teha mingit asja, mis mulle tundub, et ma ei tea, arstiks minna, mida ma kunagi ei saaks teha, sest et ma minestan veremõtlemise peale juba ära. Kui ma teeks seda, ma ei saaks, nagu see panus oleks nii väike, sellepärast, et ma ise ei saa üldse täidetud sellest versus, kui ma teeks mingit täiesti, ma ei tea, kas või suvalist asja, et ma teeks seda nagu, ma saaks maailmale nii palju rohkem panustada. Kuigi see tundub natuke siuke, et mis mõttes nagu, aga mis siis, kui ma tahaks, ma ei tea, lihtsalt kodus olla koduperenaine ja kuidas ma siis nagu panustan. Ja ma näen oma nagu tuttavatelt, et nad ka elavad niimoodi ja nad nii palju nagu panustavad, nad ongi kodus ja samas jällegi tema mõju on nii tugev, et see inimesed, kellega ta kokku puutub ja see on nagu teha seda, mida põhimõtteliselt Lõvikuningas on ka ju selle mõttega, ma nüüd alles hiljuti sain teada. Või see Harari kirjutas 21 õppetundi 21. sajandiks sellest, kuidas Lõvikuningus on põhimõtteliselt see lugu, et Simba tuleb ära sealt oma rajalt ja sellest kohast tema on nagu kuningas. Et tema on sündinud kuningaks. Aga kui ta tahab midagi muud teha, siis samal ajal läheb kõik muu tasakaalust ära. See Looma kuningriigis oli mingi kannatasid, sellepärast mingi meeletu halb nälg. Täpselt ja väga halb kuri teine lõvivalitseja. Et kui pesunaine teeb, tänapäeval ei ole pesunaist, aga seal oli see näide, et kui pesunaine nagu teeb seda tööd nagu seda ei pea kirjaga tegema, aga armastusega, et tahab seda teha, siis ta on selles saab läbi selle palju rohkem maailma panustada, kui ta oleks mingi, ma ei tea, pangajuht. See on miski, mis ei ole veel nagu, ma saan aru, et vahepeal mul kaob see ära see mõte, sellepärast, et ikkagi ma tunnen mõjutust väljaspoolt ja ühiskonnast ja hinnangutest ja mida keegi arvab minust, aga tegelikult ma enda südames ma olen aru saanud. Et kui ma teen oma südame järgi, siis see saabki olla kõige parem tulemus üldse, sest et ma väga tahan maailma paremaks muuta. Minu jaoks on hästi oluline see, et inimesed ja nagu elusolendid üldse oleks kuuldud, mõistetud ja hoolitud. Kui ma saan seda teha, siis ma olen ise õnnelik ja inimesed minu ümber on õnnelikud ja maailma parem. Aga ma tegelikult tahtsingi juba tükk aega tagasi küsida, et kus see nagu tuleb või me oleme rääkinud, et osad inimesed siis või siis sa oled juba ära vastanud, et osad inimesed tunnevad, et maailm võib-olla ei ole kõige paremas suunas liikumas ja nad... Ma ka ei tunne, et see oleks. Jah, et see on nagu see ühiselt tunnetatud, et see on nagu alus, kus me alustame, eks. Aga sina kuidagi võtad oma selle isikliku seisukoha ja selle asemel, et lihtsalt elada oma elu, sa hakkad ka siis nagu, sa tahad nagu teiste elus ikka muuta. Ma arvan, väga paljud inimesed teiste elust ei tahagi muuta, nad tahavad lihtsalt enda elu muuta. Et saad aru, et kus pigem huvitab see, et kus see nagu kutsuse nagu see call to action või see nagu see üleskutse või see nagu see siis ma arvan, et see ei ole lihtsam tee, ma arvan, et see on just keerulisem tee, et aga ometi sa nagu võtad ette selle nii-öelda kangelase tee, et lähed ja võitled nagu kõigi eest. Isegi siis, kui teised võib-olla vahepeal ei taha, et sa seda teeksid.
Sest ma täitsa kujutan ette, et on inimesi, kes on sulle nagu paduhingeliselt ei tahaks, et ei tahaks, et juhtuks see, mis sina tahad, aga see, mis sina tahad, suures pildis on ka neile hea. Kus see võitleja hing tuleb? Kui ma nüüd tunnetan, siis... see on hea. No, mul on nii palju armastust inimeste vastu. Mul teeb täiega mingi klompkurku, kui ma mõtlen selle armastuse peale. Ja ma olen hästi empaatiline. Ma lihtsalt, ma tunnen, kui ma inimeste hulgas olen ja bussi peal sõidan ja mis iganes ma teen, siis ma lihtsalt tunnen nagu, ta on nii väga nagu, visalt süda. Ta on täiega nii väga nagu, et need inimesed mõistaks, et nad on hoolitud ja nad on armastatud ja nad on kuuldud. Et mul on lihtsalt, kui, ma ei teaks, nii lihtsalt on, aga tõesti mul on nii palju armastust nagu elu kui sellise vastu ja inimeste vastu. Ma olen mõelnud ka tegelikult nagu, et kus ma olen jõudnud siia, kus ma olen. Ma arvan, et hästi suur põhjus selles on ikkagi looduses, et ma olen väiksest peale loodusega ühenduses olnud. Ja ma leian, et kui inimene käib looduses, siis ta ükskõik kui nii-öelda halb, ühtegi ei ole head ega halba inimest. Aga ükskõik kui kurjad mõtted kellelgi on, et siis loodusesse minnes see nagu ühendus taastub selle sügavama tähendusega või iseendaga. See, kes me nagu päriselt oleme iseendas. Ja meil on võimalus kogeda elu hoopis teise nurga alt. Ja see nagu vibreering, mis seal metsad, minu jaoks on metsa hästi väga südamelähedane. Kuidas see vibreering ja lihtsalt ja see vaikus, mis seal tekib. Ja. See vaikus, mida loodus võimaldab meil iseendas kuulda. Ta aitab meil jõuda sinna kõige sügavamate kohtadeni endas. See on sügav vaikus. Sügav vaikus, jah. No sest kui sul on näiteks põld, siis see on hästi pikalt tühjust ja seal on siuke nagu vaakum, aga kui sul on mets, siis on hästi palju pinda, aga see pind on vaikne ja see kuidagi nagu mõjutab minu seda, kui see on siuke nagu sombune vaikus kuidagi praegu. Ma mõtlen, sest see vaikus läheb puude vahelt sealt ja puud on selle sees. Aga nad on olemas, aga nad on hästi tasa, hästi püsivad. Ja need puud ei nõua meilt midagi. Mitte keegi ei taha, et me kuidagi oleks, et me käituks mingit moodi. Me lihtsalt oleme täpselt sellised, nagu me oleme. Ja samas, kui mina käin looduses, siis ma tunnen, et ma olen nagu osa sellest. Ma olen tundnud hästi tihti oma elus sükest väga õõnest, külma, kõledat üksindust. Ma olen viimastel nädalatel saanud sellega rohkem tegeleda. Ja ma täpselt ei tea, kus see tuleb. No ikka lapsepõlvest. Algusest ikka. Aga kui ma loodusse lähen, ma ei tunne mitte kunagi ennast looduses üksinda. See on hästi huvitav. Kui ma olen näiteks päevutse toas, ma tunnen ennast toas, kõige rohkem ma tunnengi ennast siseruumis üksikuna. Just üksi juures. Näiteks oma elutoas. Aga kui ma lähen loodusesse, ma olen mitte kunagi ennast üksikuna tundnud. Sellepärast ka ma väga tihti nagu teadlikult lähen sinna, eriti kui ongi mingi raskem periood või kui ma olengi pikemat aega üksinda, et siis ma tean, et kui ma käin looduses, siis mul ei ole karta seda, et ma tunneks ennast üksikuna. Et see on hoopis ma tunnen, et ma olen osa sellest kõigest. Kui ma käisin siin lähedal mis puud olid? Künnappuud olid iidsed. Kuidas seda kohta nimetatakse Eestis? Hiis, just. Hiis ja hiied? Jah, käisin Hiies. Just. Ja seal ma ka tundsin, kui ma sinna kohale jõudsin, siis mul nagu tulid pisarad silma, et ma tundsin nagu nii suurt nagu ühendust kõigega. Ma tundsin, et ma ei ole üldse üksi. Nagu mingit üksinduse tunnet ei olnud. Ma olen osa kõigest.
ja ma olen osa kõigest, siis ja kui ma armastan iseennast, siis ma ju armastan seda kõike muud ka. Selline huvitav asi puudega on ka see, et mulle meeldib puid nagu vaadata. Ja siis võib-olla männina hästi pikalt saada katsud seda koostust nagu krobe. Et minu meelest taimed üldse aitavad aru saada ajast teistmoodi. Et kui meie jaoks on nagu päev öö, sükse pikkusega, sükse rütmid asjad, siis see puu on, ta nagu paigal ja samas ta on olemas. Ja kas siis sajab vihma või paistab päike, ta on alati seal olemas ja ta on selles ühes kohas. Või on vahepeal näiteks hästi kõle talv on ja siis on siuksed ära kuivanud mingi taime, mingisugused varred kusagil. Et nad eksisteerivad seal sõltumata sellest, mis nende ümber on. Ja puudega just eriti tekib mul see nagu aeg kuidagi venib nagu pikemaks või nagu ma kujutan ette, et see päev öö möödub hästi kiiresti, aga nad ei taju seda üldse nii. Ma arvan, et puud tajuvad rohkem nagu aasta aega kui selliseid, et nagu selliseid pikemaid ühesuguseid perioode. Ja see on see, kuidas nad niimoodi nagu heljuvad, et kui meil on nii palju seda sisendit, millest meie lähtume oma käitumises, siis ma kindlasti puud olen ka, aga lihtsalt mulle tundub, et see, mis neid mõjutab, on kuidagi palju siuksem epohsem või sellisem nagu suurem ja pikaajalisem ja siis minu meelest puud on siuke hea viis, kuidas aega näha teistmoodi, sest nende jaoks ma arvan, et ei käi kell sama kiiresti nii-öelda või et nad tajuvad seda keskkonda ja maailma üldse teistmoodi, nad eksisteerivad sellest teistmoodi. Ma mäletan, kui ma teismeline olin, siis ma tundsin, et ma olen nii tühine. Sellepärast, et siis ma vaatasin puud ja siis ma vaatasin, et see puu on nagu seisnud ühe koha peal, et 80 aastat, et ta on veel noor, et ta võiks kesta veel kaua. Siis ma tundsin, et mina olen nagu, et tema oli enne mind ja ta on pärast mind, et mina olen siin nagu ise korraks lihtsalt tulnud. Et see annab seda nagu seda mingisugust mõõdet. Ja kui mina samamoodi, kui ma mõtlen looduse peale või puude peale ja mõtlen, kuidas nad kogu aeg on siin igas ilmas päikesepaistes, tuules, pimedas, valges, siis mind väga rahustab see. Kui ma tunnen ennast natuke ärevil ja halvasti. Ja siis, kui ma mõtlen selle kuuse peale, mis seal on ja ta kogu aeg on seal, siis see kui see on natuke sarnaselt vist nagu see kirjeldasid, siis ma tunnen hästi suurt rahu jälle, et siis ei ole üldse nii hullu. Või üldse see, et tegelikult loodus on ju iivne. Loodus on nagu 100 miljoneid aastaid vana. Et see keskkond, mis meie ümber on eksisteerinud, suutnud toime tulla, kohaneda ja elada edasi. Et kui sa mõtled, et sul on mingi masin, mida sa arendad ja sa arendad seda 100 miljonit aastat, mõtle, kui vinge see asi on. Ja siukest asja pole olemas. Ei, see on igal pool kogu aeg olemas tegelikult, aga me lihtsalt võtame seda nagu nii iseenesest mõistetavana. Et seal on küll neid elemente hästi palju nagu, millele mõelda ka, mis on mõtlema. Jaa. Et sina mõtled siis looduselt oma jõudu? Jaa. Väge. Väga, jah. Vahepeal mõtlesin isegi, et ma käin nagu liiga palju seal loodusel ekstensiivselt. Kui ma siin nädal aega olin Jõgevamaal, täitsa maal, et metsi, siis mulle tundus, et võib-olla, et ma enamus aja veedan nagu looduses, aga see on mul ka kuidagi siuke, see võimaldab mul üldse toime tulla, et kui mul on vahepeal hästi keeruline või siuke hästi välja kutsub, sest mul oli lõpuks aega olla iseenda jaoks kohal, kuulata, mis mu sees üldse toimub, tunda kõike, väga ebameeldivad tunded. Ja siis ma tundsin see, et ma looduses käin, see on nagu see, mis mul nagu lihtsalt aitas nagu seda protsessida ja tasakaalu saada ja nagu läbi nende päevade minna. Et nüüd 2 nädalat hiljem ma olen jõudnud eile just mõtlesin hommikul jalutuskäigul, et see on nagu, ma olen nii palju muutunud selle ajaga, et hoopis täiesti nagu siukesed asjad, mis ma olen läbi saanud protsessida ja see, et ma nagu julgen olla ka nüüd selle üksinuse tundega, et ma enam ei proovi selle eest ära joosta, vaid ma vaatan seda nagu huviga, et huvitav, kus see tuleb. Et see on nagu, aidanud mul väga kasvada. Kusjuures huvitav on isegi nagu see looduses käimine on nagu, see on
tore, aga mulle meeldib kas tahas matkata, midagi teha. Ja minu jaoks piisab sellest, kui ma saan õues käia, see on väga tore asi, ma nagu põllus, et mul ongi tegemist õues, et ma saan minna õue ja lükata lund. Mul on lihtsalt tähtis seda värsket õhku hingata, liigutada ennast ja ma isegi võib-olla ei vaata väga ringi, ma just vaatan maha ja vaatan, et lumi saaks ilusti lükatud ja siis võib-olla vahepeal niimoodi puhkan, vaatan kaugusesse ja siis küll on kena ja niimoodi. Ja siis isegi see, et nagu toast mingi vaatad, näed tähti ja siis mõtled, ka võrratu ilus on see nagu, mis inimene kogeb ja näeb ja hindab. Et või mingi lõhun puid või et ma teengi siukseid asju planeerida, et saan paar tundi päevas väljas olla. Et linnas ma nagu sihitud jalutada ei viitsi, kohvikutes ma ei viitsi istuda. Kuidagi ei ole seda nagu väga, seda toredat praktilist tegevust. Ma olen nüüd pojameheks. Tea, nagu tahaks mingi uuesti teha ja see võiks olla nagu tore ja kasulik ja samas liigutada ennast. Ja selles mõttes, kui linnas on ka tegelikult park ja haljasala ja ka Tartu ei ole nii linn välja arvatud, kui päevatud kesklinn, et isegi seal on park, aga nagu lähed Karlovasse või nii, et ikka sellised vaiksed tänavad ja vähe inimesed. See on ka okei koht, kus olla, kui saaks seal päriselt nagu lihtsalt hängida, et taha ka istuda mingi seal, ainsad tüübid, kes istuvad õues kogu aeg, need õllepommid ees on, et nagu need vennad leidsid lahenduse, kui suvel olla. Linnas ellu jääda. Ja need, kes suitsetamas käivad kogu aeg väljas, siis on tegelikult tahavad lihtsalt väljas käia. Just. Siis see suits on ettekääne. Ja täpselt, et muidu on imelik, mis mõttes sa lähed seisal lihtsalt väljas. Nautid seda võrratud keskkond. Täpselt. Oota, aga üks küsimus mul oli ka, et või siuke huvitav, nagu ma just hakkasin mõtlema, et sinu elukaaslane on siis Kalevipoeg, jah? Selles suhtes, et ta Soomes käib. Ma tavaliselt hakkasin mõtlema, et ma tean Henrit, aga tavaliselt räägitakse, et inimesed käivad välismaal tööle ja siis mul endal nagu absoluutne ignorant, nagu ma olen, on see stereotüüp kohe, et ta on mingi ehitaja, mingi madala, selle nagu läheb lihtsalt nagu mingisugust odavat raha teenima, et Eestis lihtsalt teeks sama tööd väiksema raha eest, siis käib seal ja siis elab seal, aga ma eeldan, et enne ei läinud kipsi panusena oleks. Ei ta kipsi läinud panema, ta alguses läks lund lükkama ja siis, kuna see on väga ebastabiilne, kuna lund sadas siis, kui ta sadas. Ja siis nüüd ta on tellingute peal. Ongi või? Jaa. Okei, ma mõtlesin, et ta teeb midagi nagu ägedat. Ta läks selles mõttes, ta läks selle pärast sinna, et ta saaks jätkata selle ägeda tegemisega. Sest, et vabatahtlik töö on see, mis nagu raha sisse ei too, et ta on Fridays for Future'iga tegeleb põhimõtteliselt igapäevaselt. Ja ongi, ta on käinud mingi eelmine aasta ja käinud, siis üle-eelmine aasta käis ka, et see, et ta käib mingi 6 aega Soomes, teeb nagu korralikult tööd. Jah, ta nagu väga muud elu siis ei ole sel hetkel. See on päris raske olla. Jah, on küll. See on pakinuudleid, sulle raske ja talle raske. Ma kuid ütelist, et elad kusagil 6 aegast tööd teha. Tegelikult ei. Ta on ikka nädalavahetus vaba ja ma näen, et ta on ikka silm särav. Aga ongi, et see võimaldab tal siis teha ülejäänud aja seda, mida ta näeb, et on tähenduslik. Et jah, selles mõttes nädala lõpuks, ma näen iga päevaga, et läheb veel energia läheb madalamaks, et on nagu siuke tekivad mingi eksistentsiaalsed küsimused, et nagu mis mõte üldse asjadel on. Aga see tõesti on see, võimaldab seda finantsilist stabiilsust, et ta saab jätkata nende oluliste tegevustega, mida on nagu vaja teha. Et ta vist, päris pikka aega oli siis ilma palgade tegemata, aga samas iga päev käis tööl ja tegi hästi palju igasugust tööd, mis raha sisse ei too. Et ma olen väga, väga selle poolt, et kui ma ise mõtlen ka, et ma võin ju mingi aastas pühenduda mingi aja mitte ebameeldivale, aga mingile tööle, mis ei ole minu jaoks midagi erilist, ei ole eriti nagu hingele ega ei loo tähendust, aga see ülejäänud aeg ma siis saan luua tähendust. Et see on nagu see, mis pärast nagu endisel on. Tea, mis mind vihale ajab või? Ma just saan aru sellest, et meil on inimene, kes peab Soomes tööl käima, et teenida raha, et tegeleda nagu nende mõttemudelite väljaarendamisega, mis ma nagu usun, et töötavad. Või see on ta eesmärk, et võib-olla ta nagu praegu mõttemudelid, mis ei tööta, küll aga ta üritab leida alternatiivseid ja kõigil kasulikke nagu viise, kuidas me saaksime edasi opereerida.
ja ta teeb seda nagu isiklikust, ütleme enda arvelt, et meil on praegu süsteem, inimesed töötavad selle nimel, et seda süsteemi hoida ja see süsteem, mis on välja töötatud, ei ole tegelikult jätkusuutlik ja inimene, kes teeb tööd, et meil oleks tulevik, et meil oleks jätkusuutlik tulevik, et see oleks päriselt olemas, siis tema peab nagu kõrvalt kusagil nagu tööl käima. Et põhimõtteliselt nagu, mis meid viha läheb, on see nagu see idee sellest, et meil on nagu inimene, kes üritab meid päästa ja siis ta peab nagu seda, me viskab talle seda konti, nagu saad aru, et me oleme sellises olukorras, et ma mis selle olukorra peale nagu vihane või nagu, ma arvan, et see on nii ebaaus kuidagi või... Ja, ma olen ise ka seal olnud ja sellepärast ma mõtlengi, et see kodanikupalk oleks midagi, mida ma väga toetan. Ehk siis lihtsalt see, et inimene on olemas. Igaüks saab kuus iga kui sellist mingi summa, mis võimaldab tal niimoodi, et ta ei peaks tööl käima, kui ta ei tahaks. Või siis saaks käia mingi 1-2 päeva, või mingi osalise kohaga tööl, eks ju. Aga siis ongi, ja ka võimalus võikski teha seda tööd, mis nagu päriselt ka mingi väärtust loob. Siis ma näengi, samamoodi ma näen praegu, kuidas meil on nii palju töökohti, mis tegelikult need inimesele endale, see on nagu, inimene ei ole robot selles mõttes, meil on vaja loomingulist lähenemist, meil on vaja oma aju kasutada ja nii palju töökohti. Eneseteostus on kusagil nagu enda visioonid ja väärtused. Täpselt. Ja nii palju töökohti, mis lihtsalt on selle jaoks, et nagu, ma ei tea, mingi osa nupust mingile raadiole või millele iganes. Lihtsalt disainid mingisuguseid uusi tooteid ja arendada. Ja, või mingi reklaame või mingit sukest. Selles mõttes ma näen ka, et see on nagu täiesti nagu nii jabur ühiskond, et me teeme, inimesed teevad selle jaoks, käivad tööl, teevad midagi, mida nad tihtipeale ei taha teha selle jaoks, et nad siis lõpuks saaksid midagi teha. Siis ma näeks, mida mina näen, ma ei tea päris nii palju, kui ma kuulan tulen, siis on nagu mõlemaid arvamusi, et kui see kodanikupalk on, et siis võimalus on, et ma ei tea, enamus inimesed ei käi üldse töö, et inimesed ongi laisad, mina seda ei usu. Aga siinkohal tegelikult, kui me mõtleme selle peale, et võtame, millest me oleme rääkinud, et suur osa inimesi tegelikult on võib-olla nagu vaimselt jälle väga heas kohas, et nad peakski endaga tegelema, ehk siis mitte kellegi teise jaoks väärtust looma või enda väärtust looma. Ja põhimõtteliselt jah, aga isegi selle põhjalt nagu edasi minna, et inimesed peavadki tegelema endaga. Ja kui me siis nagu saaksime selle võimaldada või et nad ei käigi võib-olla alguses tööl, siis neil nad peaksidki seda endale mingi tugeva baasi, enesekindluse ja kõige selle looma. Ja siis hakkavad teostama ennast. Ja teine aspekt on see, mille kõik, kes nagu mina olen, on see, et mul ei ole nagu antud mingisugust visiooni, mis ma teha tahan. Ma ei ole suutnud ka seda, ma elu teen seda läinud niimoodi, et ma ei ole suutnud ka mingisugust kindlat sellist nagu fookust või tegevust, sul on nagu keskkond ja sa oled seda nagu arendanud seda niimoodi. Et mul ei ole isegi sellist asja, ikka kõike juhtub, eks ju. Minuga juhtub lihtsalt see, et on juhtunud, et ma olen küll vaadanud, uurinud, otsinud, aga mind ei ole kunagi miski nagu päriselt köitnud, et ma tahaksin seda teha. Ma olen tulnud huvisid, selliseid mõtteid, aga samas ka nagu need ei ole kunagi väga kaugele jõudnud. Mis on täiesti okei. See on okei, aga siis ma olen ka olukorras, et samal ajal ma olen ka hästi põikpäine või nagu jäärapäine, või siis ka ütleme nagu erivajadustega, et ma ei suuda teha tööd raha pärast. Aga mul täpselt sama, ma ka mitte. Aga mitte sellepärast, seal ongi see, et kuna ma ei oska, kuna mul ei ole midagi, mille peale seda raha kulutada, mis mulle päriselt meeldiks. Ma ei suuda ennast kulutada, et pärast siis tagasi saada, siis ma ei saa midagi tagasi. Nagu, kas see lubadus on siis see, et ma saan kusagil, ma tean küll, et ma tahaks kuskile mingi reisima minna, aga ma ei taha olla see tüüp, kes magab kusagil sildadal, eks ju. Tahaks lihtsalt nagu, normaalselt reisida, aga ma ei taha käia 2 nädala kaupa reisida. Ma tahaks minna teise kultuuri võib-olla elada natuke, aga selleks on mingit raha vaja. Ehk siis, aga ma ei tea, kas ma tahan seda teha. Ma tahan öelda, ma ei ole sellise tsüklisse sisse saanud ja need esmased asjad, mida inimesele pakutakse palgaga on sellised mingisugused, et sa tarbilised hästi palju ostad mingisugust meelelahutust ja käid kinos ja teatris ja mulle ei meeldi tegelikult enamus asju neid teha. Mulle ei meeldi näiteks teatris käia, mulle ei meeldi kinodes käia, kui ma tean, et see ongi mu elu mõte, et ma nagu teen päevast päeva tööd ja siis ma istun kinos ja mõtlen, ma teen tööd sellepärast, et teha seda praegu siin. See ei täida mind ja seetõttu mul on üliraske. Nüüd mul on põhjust minna tööle, sest mul on vaja maksta oma psühholoogile ja ma tahan mingi trenni minna, siis mul on vaja nagu tööl käia.
aga muidu mul ongi hobid ja mul on isegi praegu nagu see ja kuna ma nagu mida vanemaks ma saan, mul tekib mingi siuke tunne, et nagu et hobi korras ma saan teha midagi, aga kui sa teed selle mulle kohustuseks, siis ma hästi suuda seda teha. Et see on, see psühholoogia läheb ainult keerulisemaks ja keerulisemaks minu meelest vanusega. Kui sa ei saa mingisugust kohta, kus sa saad seda edasi pusida, siis see nagu, see läheb raskemaks, eks. Ja siis olekski võtta ennast kokku minnes kuskile tööle nagu, see ei ole lahendus mulle, sest sa pakud mulle asju, mida ma ei taha. Ma ei taha seda heaolu ühiskonda nagu materiaalset heaolu. Ma tahan, ma isegi ei tea, mida ma tahan, see ongi probleem. Ja ma mõistan siin, ma olen ise ka üsna samas kohas. Mida rohkem inimesed hakkame ennast ise kuulama, ennast tajuma ja mida rohkem me nagu oleme ja iseendaga nagu kooskõlas, seda raskem on teha asju nagu ilma, et meil oleks mingit suuremat põhjust või lihtsalt sellepärast, et keegi teine arvab, et me peaks tegema. Et nagu teha endaga vastuollu, nagu mul on nii raske. Mul vahepeal olen pidanud seda tegema ja see on lihtsalt kohutav. Ja samas sa räägidki, et sind üldse ei motiveeri see, et sa teed tööd ja siis nagu midagi justkui, et millegi nimel see raha teinud, aga see nagu sa ei tea ka... Ma panen selle raha, kus ma teen sellega, nagu ma panen poole palgast kõrvale ja siis nagu kunagi tulevikus võib-olla elan sellest nagu ma tõesti... Just on maamaja, jah. Ja just, et nagu kogu mingisuguse suure summa jaoks, et siis ma kunagi hakkan elama seda elu, mis ma tahan elada. Eks ole nagu enam inimesi mõtled võib-olla. Aga samas ma olen ka piisavalt nagu alalhoidlik, et ma ei hakka nagu mu isa ütles, aga mine siis kuskil kogukond elas mingite inimestega. Aga samas ma olen ka nagu veits nagu ma ei tea, kas ma tahan nii drastilist muutust teha, siis ma olengi nagu kahe hapu vahel. Aga tõenäoliselt, kui ma näeksin, eks mul oleks mingid teised probleemid. Kindlasti oleks. Siis oleks juba suhetega ja kõik seda. Ma tahtsingi näite tuua, et kui ma käisin, ma ei tea, 4 aastat tagasi vist USA-s raamatuid müümas Southwestern Advantage'iga ja kõik rääkisid, et küll sul see tahtmine või jah, küll sa saad hakkama, kui sul seda raha vaja on, siis kindlasti müüd, et ei ole mingit probleemi. Ja enne oli meeletu töötana nagu paika, kui palju teenida ja kõik, mis meid nagu motiveerib. Ja ma sain selle aru, isegi siis, kui mul ei olnud, ma ei olnud mingi 6 aega, ma ei tea, põhimõtteliselt midagi müümiseks, mul ei olnud üldse raha, mind mitte kordagi selle 3 kuu jooksul ei hakanud raha motiveerima. Nagu täiesti null, mul lihtsalt absoluutselt mitte. Aga see ongi, see on mingi trade-off, et nagu ma annan ennast, et saada raha, et saada ennast, aga nagu jätad need sammud ära ja lihtsalt ära anna ennast ära nagu, või nagu, kui sa tead, kuhu see tee läheb ja sa pead ohverdama, et saada tagasi, mis sa andsid, siis nagu miks üldse teha seda nagu, see on, see teadmine, see ei ole ainult teadmine, vaid see on ka tunne või nagu, ütleme niimoodi, et see on nagu mingisuguse iseloomu kirjeldus. See ei ole nagu, et see on mõte, ma võtan selle omaks, see on pigem nagu, selline mõte on olla mina, või nagu teistpidist tuleb nagu seespool. Aga ongi, ma ei teadnud seda, ma olen hästi tänulik, et ma tegin seda. Praegu ma enam ei soovitaks mitte kellelegi minna, sest et mu arusaam maailmast ja väärtustest on väga muutunud juba sellepärast, et lihtsalt nagu lennata üle Atlandi selleks, et hakata mingit hariduslikke raamatuid kellelegi müüma, nagu ma ei näe, et see nagu, me saame ennast paremini ka arendada, muidu ongi fookus on selle peal, et kui palju inimesed arenevad seal. Kindlasti arenevadki. Mina lihtsalt ma ei nautinud, mul oli väga raske. Mul oli esimene kuu lihtsalt, ma tükk aega mõtlesin, kas ma lähen McDonaldsisse tööle või mitte. Ma lõpuks tegin lõpuni, ma jäin miinusesse tunduvalt. Pidid tagasi maksma neile? Ei, neil ei pidanud tagasi maksma, pidin mu vanaemale tagasi maksma. Sest et mu vanaema laenas mulle raha, 2 vanaema lausa. Aga jah, mida mina seal tegin, oli see, et ma nagu kogesin elu seal, ma rääkisin inimestega, mul oli täiesti siukeseid nagu hetki, täiesti lambiseid, et kohtud kellegi savikojast räägib sulle mingist elu mõttest ja siis ta annab sulle kaasa mingeid asju ja siis kellegi emaga, kelle poeg just oli ära viidud politseiga või hullumajja, sellepärast, et ta liiga vägivaldseks läks, ta oli mingi vaimne haigus ja siis tema kass oli peale surnud roti trepi peal või nagu seal oli nii palju neid nagu inimlikke kogemusi ja ma hakkasin läbi selle ma hakkasin elu usaldama, ma enam väga
see tundub nagu nüüd loomulik osa minust, aga praegu tuleb meelde, et ja ma hakkasingi lihtsalt elu usaldama ja ma sain aru, et see, mida mina välja annan, see tuleb mulle tagasi, et see nagu kõik peegeldavad mind. Kui ma olin ise hästi nagu ebakindlal esimene kuu aega ja närvis, siis nagu ukse peal ka inimesed olid samasugused, aga hiljem, kui ma nagu tundsin ennast hästi, eriti kui oligi mingi parem päev, tundsin ennast lihtsalt nagu niisugune chill ja rahu, siis nagu inimesed olid samasugused ja nagu jah, oligi, et elu ja maailm on nii põnev. Selles need nagu seiklused ja kogemused, ma olin nii kurnatud, et ma magasin kuskil keset suvalist ürgmetsa, mis ei olnud ürgmets, mingi mets oli hästi suured puid, ma olen Minnesotas. Magasin seal ja siis ma tegin silmad lahti ja mul oli väike kooliprii oli silme ees. Põhimõtteliselt liblika suurune, putuka suurune, sellised asjad. Aga praegu ma olen avastanud, et tegelikult see on nagu tänapäeva orjandus siiski. Et lüpstaks inimeselt välja seda kogu ressurss, mis meil anda on. Tegime 12 päeva, 12 tundi päevas, 6 päeva nädalas tööd, ainult see pühapäeva oli vaba, aga siis oli ka mingi tiimiga kohtumine. Ja niimoodi 3 kuud järjest öeldi, et sa lähed kas tööle või sa lähed haiglasse, et sa ainult siis võid koju jääda, kui sa tõesti sa pead haiglasse minema, et sa ei saa mitte kuidagi teisiti, sa lihtsalt nagu absoluutselt, sa ei tohi puhata, sa mitte mingit tasakaalu iseenda jaoks, sa lihtsalt nagu 3 kuud järjest nagu lajata ja siis keegi teine teenib selle pealt raha. Et ja praegu... Ja praegu ma ei läheks, aga lihtsalt ma ei soovitaks enam, sest et tegelikult... Osad inimesed on nagu väga palju saanud seda enesekindlust ja tugevust ja mingi müügioskust. Ja ma sain ka. Ma jätkasin, ma tegin mingi SOS Lasteküla jaoks, aitasin vabatahtlikke annetajaid koguda ja me tegime alles üle-eelmine aasta, töötasin Loodusväes, olin ärikingi müügijuht ja selles mõttes, et ma õppisin hullult psühholoogiat ja suhtlemist. Aga lihtsalt, ongi, et praegu ma vaatan natuke nagu see laiema pilguga ka ja selles mõttes see on nagu nii ebaterve on see nagu, mis mentaliteet ja siuke ameerikalik nagu, et tee nagu self-talki. Ma tegin niimoodi self-talki nagu päevad läbi, et ma olin kella 5 õhtul nii kurnatud sellest. See on nagu siuke, sa sunnid endale peale selle, et mul on nii hästi, mul on kõik nii hästi, et I do what I love what I do, et mingi korrutad lihtsalt nagu päevast läbi igasuguseid nagu fraase. Ja selles mõttes, see on nii abur ja kuidas nagu tehakse justkui maha inimesi, kes ei tee seda lõpuni, kes ei jaksa, või see ei sobi kõigile, et kes teevad kuu aega ja siis nad tulevad ära. Ja seal organisatsiooni sisseselt tehakse neid maha? Jah, või see ei ole nagu... Saad on aru saada sellist nagu suhtumist ja... No see on vist niisugune loogiline, nad ei saagi seda, nad peavad nagu veits nagu halvalt, see on nende kuidagi struktuuri kuidagi peegeldas või Selles mõttes oli Never quit nagu. Jaa, täpselt nagu never quit, see nagu kuidagi hästi toksiline oli see nagu see kultuur või just see positiivsus. Plus see jõupositsioon on ju päris paigast ära ka, et kui me kuuleme isegi, et mingi inimesed meelitavad Soome eestlasi ja siis panevad neid varastama, et kui sind viiakse välismaale, siis see organisatsioon või jõud, kes siin nagu tõi sind sinna, siis ta on nagu ebasümmeetriline jõupositsioon, et ta nagu kõvasti, et ta nagu põhimõtteliselt ongi omab sind nagu, sa oled nagu, sa tulid siia, tulid tegema seda, sa teed seda, nüüd on nii, et seda saab ka nagu ära kasutada. See oli küll mul päris... Jah, tänu sellest hetkest on mul päris mitu head sõpra sealt, kellega ma siiamaani suhtlen. Ja nemad käisid ka mingi 3, 4, 5 aastat iga suvi käisid seal. Aga selles saab nagu täitsa pluss jääda ja sealt teenida ja kõike, aga siis ka mitu sõpra on ikkagi öelnud, kuidas nagu tegid seda, aga samas nagu läksid nii endale vastu ja kui nagu nii nagu ebatervislik see lõpuks oli. See on nagu hullult lähe, ma ei oleks kunagi mitte läinud, mul on väga hea veel, et ma läksin, siiamaani ma täiesti lambis, ma teen mingeid asju oma elus ja siis ma olen lihtsalt sõidan keset mingi Savage'i linna kuskil tänaval ja seal näen nagu neid inimesi ja neid maju ja mul lihtsalt nagu kogu aeg need flashbackid tulevad. See oli nii intensiivne. PTSD või väike trauma.
Aga samas mul ei ole traumat sellest, sest kui ma mõtlen selle peale, ma näen nagu seda positiivset, kuigi see oli nagu, ma mäletan, üks päev oli nagu mingi nädal aega ja see 3 kuud, see, mis sa seal veedad, sul nagu nii palju asju juhtub nagu iga päev, et see põhimõtteliselt 3 kuud, kui tuua selle nii-öelda see tavaellu tagasi siia Eestisse, siis see oleks võinud olla, ma olen üsna realistlikult ütleks, et see oleks pigem mingi aasta. Kõlab küll nagu aasta ja ma pakun aasta. Nagu aasta. Vähemalt aasta. Et see on nagu tõesti kõike nagu juhtus. Mis siis self-talk on suhteliselt mingi? Tegin self-talk? Jaa, self-talk, jaa. See on, kus eesti keeles öeldakse? Isekene. Enesekene. Ma ei teagi, kus eesti keeles öeldakse. Aga põhimõtteliselt see on see, et sa ei lase oma mõtetel, mis on enamasti sukesed negatiivsed või nagu ebakindlad ja hirmunud ja ma ei tea, mida teha, ma ei julge, ma ei saa. Et ei lase neil nagu esile kerkida ja siis selle asemel, et ütled siis mingisuguseid sukesed väestavaid fraase. Et ongi, mida ma mäletan, ongi I do what I love what I do ja heart is in service. Okei, ma olen ära hakanud unustama. Aga igasugused, kui sa teed tööd, et siis kui sa teenid siis teisi, siis sa ei saa nagu tunda ennast halvasti. Ja mul oli hästi palju neid nagu lauseid, mida öelda. Sest trikk on see, et nagu aju ei saa samal ajal mõelda nagu mitut asja. Kui sa nagu ütled paljud justkui välja endale neid positiivseid asju, siis su aju ei saa samal ajal nagu tunda ennast hullult ära või kuigi, ma ei tea, natuke kõrvis. Aga halvematel päevadel siis ma ikka tegin niimoodi. Lõpuks oli täiesti kurnatud. Sest ongi, sa põhimõtteliselt ei kuula oma mõtteid, sa kuulad loo teise narratiivi ja siis nagu räägid paralleelt ja siis on 2 konfliktsed narratiivi, mis nagu see võib päris päris kakelus olla. Ja sellel hetkel tundus mulle, et nagu jumala hea tehnika, hästi mõistlik. Aga praegu... Hästi praktiline. Ühelt poolt praktiline, aga praegu ma retrospektis tagasi vaatan, siis ma saan aru, et see on nagu täiesti kaotab nagu ära selle, kes sina oled, nagu üldse oma südant ei kuula ja sa ei saa üldse nagu tunnetada seda, mida sul vaja on, nagu enda vajadused nagu selles mõttes jäävad nagu väga rahuldamata ja sa lihtsalt nagu sunnid ennast kuidagi ongi nagu ameerikalikult nagu kogu aeg nii naeratus näol, et kõik on nii hästi, hullult lahe, oled mingi üle poole, mingi tegelikult see on nagu sisemaailm täiesti nagu kaoses. Ja sellest on efektiivne, mäletan mingi motivatsioonikõneleja rääkis ka kunagi, et nad sõitsid jalgratastega 700 kilomeetrit läbi Soome talvel. Ja mingi sõõpäntad seal, mingi öösel, mingi rekkab pritsivad seal mõnd täis. Ta mõtles just välja mingi 300 põhjust, miks ta seda teeb. Ja siis kui ta mõtles, et iga kord, kui ta ütles, et ta ei suuda enam, siis ta nagu mõtles selle põhjuse peale. Kui see põhjus ei mõjunud enam või töötanud, siis ta võttis nagu järgmise põhjuse, et okei, sellepärast ma teen seda, siis sellepärast. Et selles valguses see nagu, ma arvan, et see on efektiivne. Aga samas just, et kas see on nagu, kas see oleks hea viis, kuidas terve oma elu elada, ma tõenäoliselt mitte. Küll aga nagu ületada ennast, jah, aga et kas kõige küsimus on, et kuidas seda nagu südame häält kuulata või siis. Ma hakkasin mõtlema, et miks üldse seda oma südame häält kuulata? Miks see nii tähtis on? See on vist seesama, mis ma rääkisin, et kui me teeme südame järgi, me teeme seda, mis me ise tahame teha, mis meile meeldib ja mis meid ise ennast täidab, siis me saame lõpuks maailmale ka palju rohkem pakkuda, sest et see, kui me oleme õnnelik, see, et olla õnnelik, see ei ole üldse isekas, sest kui me oleme õnnelikud, siis me saamegi ju palju rohkem väärtust luua. Siis me saame nüüd teenida maailma palju rohkem, et ma arvangi, et see südamehääl on see, et me saame ise olla õnnelikud ja läbi selle siis maailma paremaks teha. Ei, ma olen just mõtlema, et mille jaoks see maailm siis üldse on, et meil nagu inimeste maailm, või muidugi laias laastus kosmos on siuke nagu, kui me vaatame, mis seal on, siis enamasti on seal pole midagi, vaakum või tühi, mis on muidugi täis igast asju, aga selles mõttes, et inimestena, millist maailma siis me tahame luua, mille jaoks, et õnn tundub siuke nagu asi, mis ei vaja õigustamist tavaliselt. Kui sa oled õnnelik, siis ei ole vaja küsida, et miks sa oled või mille jaoks see hea on. Sa lihtsalt nagu et mille jaoks inimühiskond üldse on või mille jaoks nad võiksid olla selle rahulolu või õnne jaoks. Jaa.
ja armastuse ja hoolimise. Lõpuks ikka ju, ma olen muidu olnud hästi individualistlik ja väga siuke üksik hunt ja mul on vahepeal pidanud olema siuke alternatiivne mõtleja. jah. Ma mäletan, kui ma ülikooli läksin, mingi aasta 2015 ma sõbranna sünnipäeval läksin ja ütlesin, et mulle ei meeldi inimesed. Ma olin just vist Tartusse kolinud ka, mulle üldse ei meeldi inimesed, aga Tartus on nii palju inimesi, ma ei saa kuskil kõndida niimoodi, inimesi ei ole. Ja praegu ma ütlen just, ma tahan ikka üksi olla, aga lihtsalt nagu see kogukonnade inimesed, ma leian, et tegelikult inimesed suhted ongi vist üks kõige olulisemad osad meie elus. Et üksi on tore, ma tahan nagu palju aega üksi veeta, aga lõpuks see, mis mind kõige rõõmsamaks teeb ja miks ma nagu ka tahan enda maailma paremaks teha teiste inimeste jaoks. Ja just, et mul oleks alati, ma tahan ikkagi iga päev kellegagi suhelda, kes on minu kogukonnast või ei pea ka olema, aga et need lõpuks need inimsuhted on nagu vist kõige väärtuslikumad. Et üksi on hästi tore, aga koos on nii palju toredam jagada kõike seda. See üks inimene on ju sotsiaalne olend, et see tuleb uuesti kogu aeg meelde, et see tähendabki, et me ei olegi, üksi ei olegi see vastus nagu koos. Aga ma ka nüüd loodetavasti siis olin varsti sinna Annelinna ja siis seal on ka sõber mul Karl ja vaatasime ka koos mingit asja, mida tema vaataks üksi, mida mina vaataks üksi ja vaatasime seda lihtsalt koos. Ja see, kui sa kuuled, et teine inimene naerab, siis sa naerad ka või siis naerad ise ja teda naerab see, et mina naeran. Seal on mingisugune siuke kamraadlus või rõõm ja ma olen ka olnud siuke kuidagi lihtsalt üksik iseloom, üksi ja kohati ka üksik oma sellepärast, millised inimesed mu ümber olid, mul lihtsalt ei olnud samad väärtused nendega ja piisavalt järveline, et siis mitte nagu kaasa minna sellega. Ja siis mingisugustel pidudel ja üritustel ka mulle tegelikult väga peod, kui sellised ei meeldi. Sest ma nagu ei saa aru, mida te tähistate, et kuidas te elud nii fantastilised on, et lihtsalt nagu mingi ennast tunnustavat, lihtsalt saate nüüd tantsida või siin nii, et siis kui mul on hea tuju, hea meel, midagi toredat juhtub ja kõik läheb elus hästi, siis ma võin nagu tähistada. Pidu ongi ju tähistus või nagu siuke. Aga kui mul ei ole otseselt midagi sellist ülevoolavat tähistada, siis ma pigem ei pidutse. Ja siis ma nagu pidudel nagu kuidagi eksisin ära või nagu kas ka tegin mingi aineid või siis jäin hästi purju ja kuidagi nagu olin hästi endas ja üksinda ja siuke omaette. Aga nüüd, kui ma olen elanud seal Põlvas päris pikalt ja seal olen ka rohkem omaette, mitte enda vanuste seas, vaid omaette oma vanaisaga, siis nüüd ma ka olen hakanud lihtsalt nagu hindama seda, mida kunagi ma vaatasin, et vanad inimesed lihtsalt istuvad ja räägivad juttu või nagu lihtsalt ümber laua ja mingi, see pea isegi väga lõbus olema, see vahepeal see peab huvitav olema, see on lihtsalt siuke nagu inimeste vaheline vahetus, mis kuidagi täidab mingisugust osa minust ja pärast mul on hea olla ja ma ei oota, et see saaks läbi. Samas ma ka ei tunne, et see peab igavesti kestma, see on selline nagu kuidagi tunnen, et see osa on võib-olla paranenud nagu see, et nagu ma olen inimestega koos ja ma tunnen ja ma saan sellest midagi ja siis pärast, kui nad lähevad ära, siis ma saingi midagi, et see nagu andis. Muidu ma võisin olla inimeste keskel ka ja täiesti üksi tunda ennast, et see nagu see on nagu paranenud ajaga, aga ma ei tea, mis täpselt seda teinud on. Jah, ma veidi läks vist. Ma just üle-eelmisel nädalal kui olin 7 päeva vaimselt üksi. Siis ma sain aru, kui oluline mul inimestega koos olla. Siis mul reaalselt, mul oli siuke tunne, et ma lähen segi. Ja lähen nagu hulluks. Et nagu täiesti oligi, ma olin nii tasakaalut ja nagu mõtted hakkasid täiega nagu mingi veidutesse kohtadesse minema. Ja nagu nii nagu halb oli olla ja siis pidin nagu distractima kõikidest oma mõtetest ja igasuguseid asju nagu välja mõtlema, et kuidagi oleks natukenegi parem ja siis ma lõpuks nädala lõpus rääkisin sõbrannaga ja siis õhtul veel emaga ja siis ma olin nagu kõik on hästi jälle nagu, ja sellest hetkest alates, kui ma nagu aru sain, et aga selleks, et ma nagu üldse saaks ka elus midagi teha, sest et mul on mingi väga palju raamatuid, mida ma tahan lugeda ja igast nagu töid nii-öelda töötada seal nendega. Ma ei suutnud neid teha, sest mul oli nii halb olla ja siis ma sain aru, et selleks, et ma saaks nagu teha üldse asju ja tähenduslikke asju, mul ongi vaja nagu tasakaalukalt seda inimestega suhtlust ja nagu jagada oma mõtteid ja kuulda teiste mõtteid ja lihtsalt vahepeal lihtsalt seda, et keegi on minuga samas ruumis, et ma ei taha alati, et ma kellegagi üldse räägiks, ma lihtsalt tahaks, et ta nagu on seal või teises ruumis, aga ma ei ole päris üksi, et see on teist moodi.
Ma just hakkasin mõtlema, mul ikka tekib teooriaid. Ja mul tekkis siuke teooria, et kuna meie see kesknärvisüsteem ja meie aju on nii keeruline süsteem ja nii kompleksne, et tal on lihtne minna nagu tasakaalust välja. Isegi põhjusel, aga lihtsalt, et teine inimene on justkui see nagu see mingisugune kontrollipunkt või mingisugune väike, et ütlen sulle midagi ja siis see, kuidas sina reageerid sellele, siis sa tegelikult välistad oma sõnadega mingi tohutuid nagu võimalusi, samas sa nagu pakud teisi ja see on nagu selline nagu samaväärne nagu minu aju, aga paralleelselt kõrval ja siis nagu meie ajud ja meie kesknärvisüsteemid ja meie kehad ja organismid siis nagu nad nagu läbi selle suhestuvad üksteisega ja me aitame üksteisega maailmaga suhestuda. Sest nagu üksinda jäetuna me nagu läheksime mingi ühes suunas ära ja mingid mõtted ja mingid asjad segaks. Siis kui ma väljendan tihti mu tundeid ja mõtteid kellelegi hästi hirmus on vahepeal hästi sügavaid siukseid, ma ei tea, koledaid asju või minu enda jaoks üldiselt millegi pärast nagu häbi tunne nende emotsioonide mõtete tunnete pärast. Ja kui ma väljendan teistele inimestele, siis on mingi okei. Ja siis juba see, et nagu, et on mingi teine inimene, kellel on ka siuke, ütleme, valiidne võimalus reaalsust nagu hinnata ja mõõta ja iganes. Tema pakub mulle selle, et see täiesti võib ollagi okei. Siis ja ta näitab, mulle annab mulle võimaluse kogeda, et see on okei. Siis see kuidagi rahustab mind ka maha ja siis see mõtte nagu võim kaob ära ja kuidagi ma saan nagu paremini aru, mis on nagu tähtis ja mis ei ole. Et võib-olla siis mingi ülemõtlemine nagu ka nagu hajub või nagu et seletan, et siis ma mõtlesin teda ja siis sõber ka mingi naerma, sa kindlasti mõtlesid seda. Sa oled nii paranoid, mis ma nägin. Nüüd olen hea. Et ta suudab naerda selle üle, et siis ma saan selle võtta selle nagu naljana, mitte et nüüd nii ongi või et kui vandenõu mu vastu on ja siis lähen täiesti nagu kuskile. Lähen ära mingi üks teed. Ja no, see tuleb sinna jälle tagasi, et me tahame olla kuuldud ja mõistetud. Et me saame nagu tunneme ennast hästi tihti peale. Enamasti mulle on öeldud, et oi, sa oled nii hea kaaslane, et sa näeb vestluspartner siis, kui mitte midagi ei räägi ja ainult kuulan. Ja sa võib isegi täheldanud, et ongi, et me lihtsalt tihti peale me lihtsalt tahame, et keegi kuulaks meid ja me tahame nagu näha, et ta nagu mõistab, et ta nagu, et ta saab aru, aga ta ei pea nagu mitte mingeid lahendusi pakkuma või midagi või hindama või kommenteerima. Lihtsalt, et see on olemas. Et kui me, ühest küljest ongi, et me elud on ju nii väärtuslikud, aga samas, kui me ei saa seda väärtust näidata ja teistega jagada, siis kas see on siis ikka väärtuslik või et see, et kui sa tõesti armastad ennast ja sa näed, et sinu viis maailma näha on midagi unikaalne ja sa väga naudid seda, siis see nagu võib-olla tahagi jagada seda teistega. Ja kui sa ei saa seda teha, siis võib ongi üldse kapselda või nagu, et midagi nii toredat. See minu jaoks on küll kurb mõte, et kui sa vaatad mingi päikseloojangut ja sa vaatad seda üksi, siis see on kuidagi natuke kurvem, sest nagu sa mõtled ainult mina näen seda. Tahad kellelegi veel midagi head teha või siis see, et sa ei saa head teha. Seda ilu jaga. Jah, et see teeb nagu kurvaks või nagu mitte võib jagada, vaid lihtsalt, et siuke ilus asi on olemas. Sest kogu maailm võiks teada, et nii ilus asjad on olemas. Ja see natuke ka tuleb sealt sotsiaalmeediast ju välja. Me jagame, teeme pilte ilusatest vaadetest ja igast asjadest ja tahame, et teised ka näeksid. Ja need asjad oli kunagi nii olnud kaameraga. Ei, absoluutselt ei ole. Hakkab filmi maksast välja vaatama, oma ilmaga on ikka parem. Ja seda ei ole edasi. On natuke ikka nagu, ma ise ka eile õhtul seisin keset suurt lumist põldu ja päike loojus. Esimest korda ei näha natuke mingit nagu värve päikesest ja taevas oli täiesti, või see alumine osa oli siis täiesti roosa, täiesti roosa. Siis ma ka jagasin seda oma Instagramis. See on nii ilus, ma lihtsalt tahan jagada seda. Nagu ongi paljud, mul on enamasti mingid loodusvaated, need on nii ilusad ja mingi päikese tõusud ja päikese loojangud. Loodus on küll ilus, kui tehakse loodust, aga kui keegi teeb endast pilti looduses, et mul oli lõbus ja tore, siis tavaliselt see nagu meenutab just mulle seda, et minu elu ei ole üldse sellises kohas, et ma saaks lihtsalt käia ja nautida nagu. Ja siis ma tunnen halvasti ennast lihtsalt. Ja ma olen nagu mingi, mul nagu mõtlen, et sul on tore, nagu väga hea, et sul on tore, aga ma ei taha näha seda. Siis inimesed mingi, mul on hea tuju. Nagu tore, et sul on hea tuju, mul ei ole, aga sul on. Eks ju, ma pean nüüd õnnelik olema, et siis sul on õnnelik olla. Ja et keegi käis kuskil ilusas kohas reisimas samal ajal, kui mina olen mingi lockdownis kodus. Ja see ongi, mis on ka... Mina see vaikselt üritan umbeste ja teen trenni ja
niimoodi keskendun elule, et vaimne tervis korda saada. Okei, sa kusagil reisid, sa ju päevita saab ruumiks. Ja täpselt teised samal ajal saavutad midagi. See on hästi selle viimase aastaga on ka välja tulnud selle koroona ajal, et see, et kui me jagame, või tähendab, et tihti peal me tunneme ennast halvasti lihtsalt sellest, et me näeme, et teisel on nagu nii hea olla, aga teine saavutab igast asju ja samas mina tunnen ennast nii halvasti ja nagu ma ei suuda üldse ette kujutada, et kuidas üldse selliseid asju teha saab või et nii õnnelik olla või nagu teha selliseid asju, mis teevad nii õnnelikuks, nagu ma ei tea, nagu ma millegi pärast ei ole seal, kus sina. Ja me jagame ilmselgelt sotsiaalmeedias ju enamasti, kuigi viimasel ajal on ka inimesi, kes on teadlikult jagavad igasuguseid hetki oma keha koledatel aegadel ja ilusatel. Aga enamasti me jagamegi ju ainult seda kõige paremat osa. Et see 1 sekund meie elust ja see tõenäoliselt ka ei olnud nagu päris selline nagu pildi peal on. Et see ongi, jätab ju täiesti väärastunud kujutelma sellest. Ma jälgin mõnda YouTube'i kanalit, mulle tohutult meeldib mõned inimesed, kes ka mingi elavad üksi mägedes ja ma ei tea, hullult lähedad inimesed ja aga vaat sa otsustad neid jälgida. Minu mõelest see on nagu eraldi, et kui sa paned oma Instagrami või sa paned oma video oma kanalil üles ja siis sa nagu näed, tähendab, et sa lähed otsid, keegi tuleb otsib ja leiab selle sinu käest, siis on teine asi, siis ma olen õnnelik. Aga näiteks ongi see, et mida ma ei teegi tegelikult väga, on see, et mul arvutis mul Facebookil seda scroll ei ole, aga telefonis on. Telefonis on kirjad. Igast jah, et nagu vahepeal veits scrollin, aga sa alati on kohe nagu tegelikult ma ei, sa lihtsalt lähed vaatad, mis sa leiad, aga sa otseselt kunagi ei lähe otsima midagi konkreetset, sa ei kunagi ei tea, mis sa sealt saad. Ja siis sellel hetkel mulle nagu väga ei meeldi neid asju näha. Aga kui ma tahan näha jõused, mul looduspiltes neid ma ikka vaatan või siis ma tahan näha, kuidas selle inimesed lähevad vaatama. Ta mul on tore, ta mingi reisib oma perega või mingi sõpradega. See on nii vahva, et tal on hea, mul on hea meelde, aga ainult siis, kui ma olen kuidagi nõus seda vastu võtma. Igal hetkel mulle ei meeldi, kui mulle visatakse nagu mul on hea, mul on nii hea, mul on nii hea. See. Ja mis ma tahtsingi muidu öelda selle, et kui ma vaatan kellegi elu YouTube'is mingi 24-minutilises videos, siis mul läheb vahepeal meelest ära, et see on 24 minutit ta võib-olla nädalast. Ja siis meil jääb tihti siuke nagu mulje, et aga see ongi tema elu ja mingi teeb mingi hea näha, räägib midagi. Teeb ainult siukesed asju. Sõbrad, vaadake, kuidas mul läheb. Ma tahaks selle ära saab mingi okei, enam tuleb puit. Ja täpselt. Ja vahepeal mõtlen, et huvitav, vist nagu seda, või ma olen ühe korra panin tähele, et mõtlesin, et huvitav, kas nagu ta seda ei teegi. Ma ei mäleta, mis see oli. Ja siis mul tuli meelde, et aga tõenäoliselt ta ei filminud seda sellepärast, et see on nagu nii vähe aega tema elust. Tundub, et mingi näeme väga palju, aga tegelikult ei näe. Aga Instagramis tasub jälgida neid, mida sa tahad jälgida. Mul on näiteks... Ma ei tea, keda ma tahan jälgida. Ma tahan jälgida sind, aga ma ei taha jälgida seda, mida sa näitad. Ma koolin inimesed, aga vahepeal ei pane asja, mis ma tahan näha. Jah. Aga siis... Mul ei ole Instagrami. Ja väga sotsiaalmeid. Mulle ikka vahepeal mulle meeldib jälgida mingit psühholooge või keegi mingi holistiline psühholoog, kes nagu nii väärtuslikke postitusi teeb igast traumade kohta, millega ma ka hästi tegelen ja nagu sellised asjad mulle tohutult meeldivad ja siis ma tahangi näha, kuidas inimesed mingi teadlikult mingit asju teevad, siis ma jälgin. Mina ei ole veel seal kohas, kus ma tahaksin väga vastu võtta teised inimesed asju. Ma olen nõus rääkima ainult nende meditsiiniliste ekspertidega, kes tunnevad minu juhtumite situatsiooni. Sest ma tunnen, et mul ei tööta see, kui ma lihtsalt võtan vastu seda, mida inimesed üldiselt räägivad. Ja ma nagu ei loe ka väga palju mingi self-help ja motivational stuff'i, sest nagu ma tõesti ei taha. Sest mul tunnet inimesed nagu tahavad üksteist aidata, aga nagu ei, mind ei saa aidata. Te ei tea, mis toimub. Ma ise ka vaevu tean. Mingid arstid võib-olla veits teavad, või inimesed, kes on nagu konkreetsed. Sest ma lihtsalt kõnnin, näen täna mingit silti ja siis see teeb neid paremaks inimeseks. See on nii, see on kuidagi nii mööduv. Ma ei usu, et sellest nagu aitab, et need probleemid on palju sügavamad. Et kui ma saaks lihtsalt lugeda ennast terveks, ma arvan, ma oleks seda teinud juba. Et mina tunnen nagu seda. Jaa. Aga see
praegu on nagu seda hea välja ka öelda tegelikult teadlikult, siis ma pean kuidagi suhestuma nende asjadega, mis inimesed mulle räägivad. Siis ma nagu mingi täiega huvitav mõte, võib-olla see mingis mõttemaailmas täiega töötab nagu, see välja vastu. Jaa, kusjuures mul kohe, mis mu pähe tuli, mida ma just ka hiljuti lugesin, Tiina Tiituse Õnnelik suhe ja ma absoluutselt ei tea, kas see nagu sinu puhul kuidagi kehtib, aga mis tema sealt välja tõi, on see, et me tihtipeale miks suhted ei toimi, aga üldiselt on see, et me ei oska vastu võtta. Me ei suuda nagu armastust vastu võtta või me ei suuda seda mingi hoolt ja abi vastu võtta. Et tihti sellepärast lihtsalt, kuna meil endal ei võtta vastu, meil endal ei ole nagu siis hiljem ka midagi anda. Ma absoluutselt ei tea, kas see midagi kehtib sinuga, aga see pani mind mõtlema. Mind ennast küll vähemalt see nagu kõnetas mind. Ja enamasti need asjad, mis ma nii-öelda ka sealt Instagramist vastu võtan, on see, millega ma nagu nii tegelen. Need ei kõneta mind, kui ma ei tegele nendega. Aga kui see nagu nii resoneerub minuga ja see enamasti tõenäoliselt kas kinnitab juba midagi, kui see oleks täiesti uus info, siis ma ju tõenäoliselt nagu ma ei suudaks sellega kohe midagi teha. Aga et ju siis on ikkagi see, mis nagu nii juba on minu selles sfääris ja toimub ja mul on nagu täpselt jah, et täiega resoneerub. Et siis ma ei suuda vastu võtta. Aktiivselt ja tegelikult. Ma tunnen, ma tegelen nendega aktiivselt siis, kui ma katsetan erinevaid asju ja proovin nagu oma elu mingis korda seada, mitte oma mõtlemist korda seada isegi, vaid lihtsalt nagu oma elu seda toimutulekut ja kõike seda, et me oma mingi terviserütme ja sellised asju. See on nagu, pluss siis see on nagu see väid seda mõtlemist seal juures, aga ma arvan, et see on nagu see baas. Jaa, no ka, tõesti. Või mingid osad samamoodi. Ja selleks lihtsalt see, et ma saan aru, et mingid lapsepõlve traumad hullult nagu segavad mu igapäevaelu. Mingi lähisuhted ja asju, siis ma soovin sellega tegeleda, sest et kui ma kunagi lapsi saan, siis ma tean, et see trauma ja see kandub edasi, kui ma ei tegele sellega. Ma ei taha, et minu lapsed kunagi peaks jätkama edasi tegelema. Mis ka Wim Hofi meetodi raamatus, mis ta väitis, et osad teadlased on sellel arvamusel, et emotsioon kandub edasi, geenidega edasi. Ja kui meie vanavanemad ei ole lahendanud mingisuguseid isiklikke traumasid, siis iga järgnev põlvkond saab tegeleda sama traumaga. Kui lõpuks on keegi, kes selle murrab ja ei lase selle edasi kanduda või selle ära lahendab. Ma tahan see olla, kes ei lase edasi kanduda. Tulegi veel kohe tagasi. Ma nii palju teid olnud. Võiks reaalselt rääkida mingi päevi. Ja me oleme ainult kratsinud praegu mingi teemasid pead. Jah, see on hea tegelikult. Või see on nagu see, siis see kõik on. Sinuga on ikka tegelikult rääkida. Samad. Eriti see, et... Algusest peale ma kohtusin. Algusest tundus natuke siuke vaikne või siuke... ei tea, ma tulen siia korraldama üritust. Jaa, no ma olin väga... Mul oli tunne, mida ma teen. Ma tundsin ennast täiega. Ma olin suht ikka stressis juba sel hetkel. Ma olin juba sel hetkel nende läbi põlemas. Siis ma novembrist hakkasin, ma tundsin mingi iga päev ennast hästi korratuna. Ehk siis ma ei olnud väga selle mõttes tasakaalus. Ja ma ei olnud nagu väga oma selle meeldis. Aga jah, mul nagu oleneb, mis selles kohas ma olen. Ja see tuli hästi välja see üritus või nagu? Jaa, lõpuks oli täiega tore. Jaa, vist väga pandasid ma vist. Jaa, see oli täiega tore tõesti. Aga ma mõtlen, et ma kirjutan korra Henrile, sest et muidu meil on... Tegelikult me võime ära ka lõpetada, et... Jaa, kas me võiks mingisuguse nagu tõmmata seda... Outro. Jaa, ma kirjutan talle. Otsad kokku. Ma 8. Ma ei tea, mingi 9. tuli.
ma sain aru, et ma pean koju ka veel sõitma. Jaa. Ma siis ongi jah, saab teinekord veel. Ja siis teinekord peaks tulema niimoodi, et täna vähem 20 taskus ja mitte mingi 7 asjaga. Jaa, ei, täiega. See on tegelikult stuudio varustus. Et siin peab tegelikult, ma sain aru, et mingid asjad saamisavad, siis ma ei ole hästi seadistada. Ehk siis, kuidas sul Karola Kiviloo? Karola Kivila, jah. Väga naljakas. Ma mõtlen peale Karolo Kivila. Või läheb see sassi nagu, sest see Kiviloo on nagu see oo seal on. Ma ei olegi kuulnud, et keegi varem niimoodi oleks. Mu peas nagu Karola Kiviloo. Ma isegi Karola Kiviloo. See kõlab jah niimoodi. Ja minu jaoks on, kui ma kujutan ette nimesid, siis vahepeal mul tuleb nagu mingi abstraktselt ka nagu, et mõni nimi on mingi kuidagi rohkem jäigem ja teine on kuidagi siukse kujuga või. Ja rohkem kui ma mõtlen Karola Kivila, siis on kuidagi, see ei ole nagu. See on porrilaev. Ja see ei ole üldse voolav, ma ei tea, see on nagu tegi nagu sobiv, aga samas see. Mis on siuke, leidsin siit inimese metsast kivi alt, nimi on Karola Kivila. See siis, ei, see sobib mulle hästi metsast kivi alt. Siuke mingi mitte molluska, mingi millimallikas või mingi siuke nagu täiesti X kohast, sest see kuidagi siuke ümar, see Kiviloo vist või siuke Karola Kivila. Muidu mingi Teet Jaanson ja mingi Paula Mägi ja Karola Kivila. Jaa, see on hea mingi omamoodi siuke rütm kõla. Aga lootust on, et mitte lootust, aga võib-olla kunagi muutub, ei tea. Mine, äkki võtab hoopis sinu nime? 2 perekonna nime? See võimalus on muidugi. Aga ja, me Hendriga üldse ei tea asju sellepärast, et nüüd on kogu nii tehtud ja praegu me oleme sellel seisukohal, et meil pole absoluutselt mõtet. Või nagu, miks me peaks abelluma? Et ühel hetkel, kui me näeme, et see on vaja. Või noh, me peame ise jõudma sinna, mitte sellepärast, et nüüd te olete selles siin kohas elus, et on aeg abielluda ja nüüd on aeg maja osta, nüüd on aeg lapsed saada. Ja siis praegu meil on see, et nagu abiellumine üldse ei ole mingi teema, see ei näe, et see vajalik. Mul mõnes mõttes veel see mõte, et nagu kunagi lihtsalt ükskõsid, et noh, ta abiellume ka, ta me elage abiellus. Jaa. Tore. Jaa. Karola Kiviloo, hipi, keskkonna armastaja. Ma ei tea. Sa oled nagu selline praktiline hipi. Ma ei kasutaks, ma ei tea, kas ma olen, ma ei saa vist kasutada, mulle üldse mingid need. See nimi ju sloogan. Ja, mulle üldse mingid slooganid ja värgid ei meeldi. Ega ma ei oskagi nimetada ennast kuidagi. Unikaalne. Ikka mingi nimetus. Lihtsalt elan niimoodi, et mul endal oleks hea ja teistel oleks hea ja naudin ilu elus. Ja lood seda ka? Loon ilu, jaa. Mul on hea meel, et sa kutsusid nüüd. Mul on täiega hea meel, et sa tulid. Jah, ma just mõtlesin, et tegemist on täpselt see loogiline küll. Jaa, sinuga on tõesti hullult hea rääkida, on nagu osad inimestega. Palju kattu, ühisosa on või siuksed nagu mõtted, aga samas on ka veits nagu, mul tunne, et sinuga on hea rääkida, sest ma võib-olla provotseerin või nagu kuidagi ja siis saad mingi, sina. Sa ütle rumaluka, aga sa oled nagu, ma räägin sulle, kuidas asjad on. Ei, ma ei arva, et ei, sinu arvates nagu, et noh, et selles mõttes sul on nagu, sa oled juba mõelnud selle peale või nagu et see ei ole nagu see pime optimist, et ma ütlen sulle midagi, aga kas sa oled mõelnud, kui praktiline see on? Siis ta mingi, praktiline! See peab olema praktiline! Ei, ma ise mul on ka pead, et kuidas see praktiliselt võiks olla, aga no, et nagu, et see ei ole kadunud, see nagu mingi kontakt reaalsusega nagu, või noh, selle nagu mingisuguse jah, et kuidas see siis päriselt on, et ei lähe ikkagi sinna ise ära. Ja see ongi minu mõttes see, mis ma enne ka küsisin, üritasin küsida, et kus see tuleb, et sa ei ole ainult selles nagu oma rajas, vaid sa nagu
laiendada ja sa tahad. Ma tean nii palju inimesi, kes tegelikult nagu oleks nõus sinuga, aga nad võib-olla on juba alla andnud, ise noored inimesed on juba alla andnud, et nad ei suuda maailma muuta või et seal pole mõtet või. Aga sina kuidagi oled suutnud nagu, ma tundub seda nagu üldist muutust, mina just tunnen läbi selle rohelise liikumise, et sa ikkagi aktiivne oled ja sa nagu tegutsed ja tegeled selle, et annad Euroopa Liidule mingi poliitika nagu mingisuguseid sisendit. Et see on tegelikult ka kohati nagu mingi, ma arvan, et see on mingi nähtamatu töövili. Et need inimesed võib-olla tahaksid ka anda Euroopa Liidule poliitika juhtimise sisendit, aga nad nagu elu sees ei kujutaks ette, et see isegi võimalik on. Et just see, et hästi palju asju on halesti. No mis meil teevad, valitsused teevad asju ja kuidas ma saan rääkida nendega. Võimatu. Tundub kuidagi ületamatu, kus ma räägin valitsusega, kirjutan teen petitsiooni või tutkid nad vaevad seda või nagu, mis mõttes nagu siuke seda pessimismi on, kus palju ma olen kohanud ja siis sinult on nagu helge nagu saada seda. Ja ma tunnen seda, kus su kodus ka, et või sinu olemusega, mis sa nagu pakud ja lood, teed seda õhkkonda kõike. Alati, kui ma sinuga olen, siis ma mõtlen, et siukseid inimesi võiks ma elus rohkem. Ma oleks nagu paremas kohalikus elus, kui inimesi oleks ma elus rohkem. Nii tore. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Jaa, ma tunnen sama. Sinusugused inimesed võiks minu elus rohkem olla. Tore, et sa oled. Et oleks. Tore, et kalli. See on vasakut poolt ka. Vaata, kas on ebamugav või mugav. See on väga ilus. Nii ilusat seda podcasti. Jaa. Panen siis selle kinni. Täna siin on hea energia, sest 9% isegi veel. Tund 55 saame. Siis korralik. Korralik 2 linnine, jah.